Tere tulemast taas kord vaatama järjekordset episoodi Palju on ümmargune podcastist. Mõtlesime, et kuigi me muidu teeme siin siis iga nagu 2 nädala tagant oleme teinud, siis küsiti, et võiks ikka iga nädal teha, mis on väga tore, aitäh selle eest ja tegelikult kuna ikkagi koondise mängud on mida rääkida ka, siis otsustasime, et täna tuleme ikkagi tuleme kohe siis nädal hiljem taas kord kokku ja Tarviga ja saame siis sinna. Võtame selle koonist akna kokku siis. Jah, täpselt. Tere sulle ka, Tarvi. Tere, jah. Et ma arvan, et ei hakkagi siin pikalt nagu aega raiskama ja lähme kohe siis alustame sellest esimesest mängust, mis Rootsis toimus. Võitsime siis selle numbritega 88-77. Tarvi, mis sulle need sellised märksõnad olid, millega me selle mängu võitsime ja või mis sulle sealt mängust meelde jäi? Kui ma sulle ausalt ütlen, siis mul jäi rohkem juba see teine mäng meelde kui see esimene. Aga esimene, mehed ikkagi läksid isuga mängima ja ei olnud mingit vibra nagu siin mõni mehele meeldib öelda, et vibrat ei olnud sees, on ju. Aga üldiselt esimene mäng jah, et see vana hea 3. ikkagi veerandaeg siis tuli kiire 10-0 vist, kui ma õigesti mäletan. Me võitsime Poola 10-ga. Jah, ja siis tuli 10 punni kohe tagasi, et see 3. oli see ikkagi närvide mäng jälle, aga ilusti võeti kokku ennast ja ikkagi tegelikult, kelle ma tooks kõige rohkem esile, kes mind kõige rohkem üllatas, oli ikkagi Suurorg ja mõlemas mängus. Et üli enesekindel vend ikka, et siin pikemate vastu kohe üldse ei mõelnudki, laksti 1-1, selles suhtes 3 tagant teele ja pani kotti hästi enesekindlalt, et minu jaoks kõige positiivsem üllatus oli ikkagi tema, et kuna me teame, siis siit Kalevist Poola läks, et pole pikalt vigastustega olnud täpselt kuidagi kukkunud eemal, alati need vigastused on nagu akent peale. Siis kui aknad on nagu koondismängud on tulekul, siis on tema vigastatud olnud, et aga nüüd lõpuks sai koondisesse ja olgem ausad jah, et ei ole ju seda meest, Poola liigat mina niimoodi ei jälgi, et aga ei olegi näitada. Ei ole väga kuskilt ega väga kahjuks ei ole väga kuskilt vaadata, et ma hea meelega oleks tegelikult, nagu ma ütlesin ka eelmine osa, et ma ise vaatasin seda Itaalia karikafinaali, et ma oleks hea meelega seda Poola karikafinaali ka vaatanud, eriti kuna seal nagu eestlane veel nagu märgilisemas rollis ka, aga üldiselt jah, selles suhtes, et ikkagi esimene mäng oli ikkagi väga, väga hea ja positiivne. Et samamoodi olid need visati omad kohad ära ka. Omad kohad visati ära, üles-alla oli see asi vahepeal, eks ole, selles mõttes ikkagi oli, on ju, aga nagu tegelikult ei olnud suures pildis, tegelikult ei olnud nagu midagi nii hullu. Üks negatiivne asi, mis mul veel muidugi meelde oli see tassi vigastus ka, et jah, tassi ja vigastus, seal oli veel oht, et äkki raiestel ka. Et aga tassi vigastus oli, selles suhtes oligi halb, et väga paha, et kui me siin varsti läheme teise mängu peale, siis seal oli teda vaja, sest et jah, aga sinna me jõuame. Esimest mängu Suurorg, mis mulle kohe silma jäi mõlemas mängus on see, et tal see siuke oma rütmi peal step back 3, et minu arust, kui ma vaatasin, ma arust ta pani mingi 6-5 või 5-4 mängu peale. Sama, nagu sa ütlesid, väga hästi teid välja, et kui ta pika peale jäi, et siis kohe nagu sellise kehapetetega ja oligi ja tõmbaski nagu uiskudele ja samm tagasi ja pani 3 näkku. Ja pani 3 kotti, et selles mõttes jah, Suurorust oli väga suur abi, mida me arvasime ka, et kuna meil on muidu olnud ikkagi Kullamäe peal nagu nii suur surve palliga nagu kogu aeg viimased siis pea 2 aastat on ju. Nii sinna jääb siis nii EM kui ka kõik need erinevad valikmängud ja mis iganes asjad. Et Suurorusugune vend on sellele tiimile tänasel päeval ikkagi hädavajalik. Just, tahtsin sama. Ja eriti, kui ta on nii enesekindel, nagu ta on ja oli, on ju, et selles mõttes ta ikka väga, väga hästi mängis platsi nägemine ka. Et selles mõttes tal seda näha on, et ta seal Poolas jagab hästi söötu ja tegelikult siin koondises ka, et väga head, mitu väga head söötu, et siin
sest teisest mängust jääb kohe meelde see Raiestele alley-oop sealt põhimõtteliselt kohe kolmanda veerandi alguses äkki või? Midagi sinna kanti, et ei, mul tuleb ka nüüd silme ette too sööt, et aga noh, jah, et esimene mäng oli super, et esimene mäng saime tegelikult hästi hakkama ka kaitses Hakansoni ja Pantsariga, et kuigi mõlemad vist oli 16 punkti, et siis tegelikult nagu vissete poole peal tegelikult nagu ei olnud nii hea mäng. Kusjuures mind tegelikult pani veits imestama see, et Hakanson pani 21. Et Hakansoni peale trelli kohe ei pandud, vaata. Jah, teises mängus ka. Mõlemas mängus nagu mind nagu imestasin seda mina, et noh, trell teab teda läbi ja lõhki ja no muidugi Hakanson trelli ka, aga et no paar korda seal teises mängus vist, kui ma õigesti mäletan, ikkagi jah, trell ühe korra kindlasti jäi nagu lolliks, et Hakanson seal pani väikse anchor-breakeri talle ja kolmes kohe kotti, et aga üldjoontes mind nagu veits pani imestama see, et minu arust esimeses mängus oli rohkem seda, et trell kattis Hakansoni, aga teises mängus oli tegelikult olukord ju see, kus kus Raieste oli väga tihti Hakansoni peal ja ma vaatasin seda mängu ja ma mõtlesin, et miks me ei mängita seal trell. Et see Hakanson sai kohe ju alguses, ta sai kohe kätte. Täpselt, et kui esimene mäng oli see, et ta ei saanud vaata tegelikult kätte ja no ma vaatan ka, et visked olid too mäng siis 17-8. Et noh, 10-3 näiteks, et me saime taga tegelikult ju, noh, saimegi 21 punkti küll, aga tegelikult me saime hästi hakkama. No muidugi, et ta viskas oma ära, aga midagi ulmelist esimene mäng ei teinud. Ja noh, Pantsar siis 16 punkti ja temal siis ka tegelikult visked 16-3, et samamoodi ja noh, näiteks Pantsari väljakul olekul Rootsi oli -16, samas kui Hakansoniga oldi +1. No jah. Et sellised, et kaitse poole pealt jah, et tegelikult nagu saime, noh, jällegi alguses siis oli tegelikult ju olukord, kus ütleme niimoodi, et Hakanson ja Pantsar siis kaks põhivenda ja noh, ütleme Borg ka siis, et nemad ei teinud, aga tegelikult siis oli siis Pangala või kuidas sa ütlete nime. Et seal nagu et Rannula nagu ka välja tõi, et pick and rolli kaitse andis läbi suht korralikult seal alguses, et ja seal teises mängus oli eriti, noh, lõigete peale ka korja alla lõikasid rootlased nii hästi. Arutati ikka korralikult lahti, et ütleks, ja esimene mäng, noh, ilmselgelt, noh, trelli rünnaku pool, noh, loomulikult selles mõttes et väga hästi tehtud, noh, 23 minutiga 23 punkti on ikkagi väga korralik tegutsemine, läbimurded, vabakad 8-7, noh, visked üldse 12-7, et tegelikult väga-väga okei. Ei, trell oli väga hea see esimene mäng. No teine mäng oli ka tegelikult üsna okei, et aga jah, et Treierilt esimene mäng tegelikult väga korralik panus taas kord, et võib-olla tõesti, et kui Treieriga on ikka see, et klubi eest võib-olla tänasel päeval kahjuks ei ole võib-olla niimoodi suutnud seda pustet kokku panna, sest samamoodi täiesti tegelikult ma ütleks tänasel päeval ikkagi asendavad vend, muidugi. Noh, et ikkagi saab seda viite ka mängida ja tõmbab seda mängu laiali, et selles mõttes ja siin mõned Jõesaare näiteks ründelauad, mis jäid panema, noh, mis nagu jäid meelde esimeses mängus. Ja. No Jõesaar üldse lauas siin mõllas mõlemas mängus. Et ma ütlen ausalt, et teises mängus ikkagi oleks võinud olla ikkagi tass, et seal lauas jääd ikka väga julmalt ette. Ründelauadest olid äkki, kas mingi 16 ründelauda oli? Ja midagi sellist. Statistikette siis vaatan ka. Aga jah, et jah, esimeses mängus, mis veel meelde jäi, mis tegelikult kandus teise mängu edasi, oli ka tegelikult see, et nagu ei olnud nagu see Konatšuk, keda ma nagu olen harjunud nägema, et kuidagi oli, mõtlen nagu õiget sõnastust, et ei olnud nagu nii nagu siuke viskealdis. No tegelikult tal ei antud ka väga seal nagu kohta, et no esimene mäng selles mõttes 6-3 visked, noh 3-1 ja niimoodi, aga tal olid seal mingid kohad, vaata just nagu transitionis, nendes poolkiiretes, kus ta tegelikult oleks võinud seal nagu korvavisked vaata, et aga enda peas ka mõtlesin, et noh, teine mäng oli samamoodi, et seal mingid visked jättis võtmata, et nagu ta ütles ka, et tal seal Türgis pidi suht siuke nagu kurri nagu treatment olema, et vennad on nagu põmps särgis kinni ja nagu selles mõttes, noh, ta paneb Türgi liigas 50% kolmeseid. Et kas ta nagu
Kas ta nagu ei ole harjunud nii vabalt viskama ja siis sellepärast ta nagu võib-olla kõhkleski selles nagu, et kas seal võib see nagu, me teame, et on need vennad, kes tahavadki, et neil oleks käsi näos selleks, et nagu nii-öelda, et see vise võib-olla nii-öelda paremini välja tuleks, vaata. Et selles mõttes nagu ei, ta oli väga teises mängus eriti ebakindel, et teises mängus eriti ebakindel et see nurgas jättis mõned 300 viskamata. Esimese mängu poole pealt ainuke asi, mille ma veel välja tooks, minu arust meie kaitse teisel poolajal, eriti 4. veerand, muutus, kui mängus oli Lips, et ta mängis tegelikult ainult 7, natukene alla 8 minuti, aga temaga see vahetav kaitse, mida me nagu tahtsime mängida, minu arust toimis nagu oivaliselt. Jah, et selles mõttes see oli minu arust ka, nagu minul jäi see kohe silma, et nagu Lipsuga need väljaasted, ta on jalgades tegelikult, kuna ta ei mängi 4, 4 ta võib mängida, aga 5 ta ju ilmselt ei mängi, on ju, aga ta on kehaliselt ka nii suur, ta on jah, ja jalgades samas kiire, on ju. Jah, mina ütleks, et seal kui me teise mängu juurde minna, siis kukkus nagu terve meeskond läbi, et neid treenerid ka, et täiesti treenerite poolt ka ikka väga lahja, et ma mõtlen just seda, et ongi see Lips, et minu meelest Kruus ka tõi selle välja mitu korda, et miks te seda Lipsu sisse ei pane, et ütleks ausalt, Kirves jäi ka ikkagi väga, ta jäi ikka nõrgaks seal selle, mis see patsidega Pangala vastu ja siis seal korvi all tegelikult oli neid, tegelikult sealt päris mitu meest tegid päris hea mängu seal. Jah, aga et Lips ikkagi siuke teada-tuntud meil jõuline võitleja ja lauas ja igal pool, et oleks pidanud nagu Lipsu rohkem kasutama kahtlemata. Jah, et loomulikult ongi see, et me ei tea ka, et miks Lipsu ei kasutatud, et kas seal võis mingi väike võib-olla vigastus olla. Ma seda ei usu, sest et esimene 2 päeva tagasi nagu mängisid sabas, on ju. Ma mõtlesin ka seda, et idee käis nagu läbi, vaata, aga ma mõtlengi seda, et eriti kui sul nagu tass ka väljas on, et nagu sul on seda jõudu sinna ilmselgelt vaja, et nagu ma ei tea, et seda peab Rannula käest küsima, et aga ma nagu mind pani see ka imestama, et meil jäime teises mängus ju lauas ette, et ja nende lõikeid ka seal, mis seal korvi alla vahepeal ikkagi need söödud ka pandi, kus vennad lõikasid nagu Euroliigas siin teate Sassa Vessekov on ju lõikab, need lõikasid samamoodi Rootsad. Ja selles mõttes oligi tegelikult Rootsi nagu teiseks mänguks, et kuigi ainult päev oli vahet, siis tegelikult oli ju tehtud väga nagu õiged korrektuurid, et tegelikult väga hästi oligi, liikus see pall pick and rollist, on ju, tehti kattest, Hakanson kas ise siis söötis või näiteks lükkas söödu siis kellelegi nii-öelda sellele korvialusele mehele ja siis korvialune mees omakorda siis pani selle nagu söödu edasi. Et pall liikus palju kiiremini. Meil kusjuures rünnakul vahepeal see pall ei liikunud üldse minu meelest. Ei, meil pall jäi nagu täitsa seisma ja see sama, et mida tegelikult ju toodi juba esimeses mängus välja, et jääd 11 otsa mõnes mõttes vaatama, et kes see nüüd nagu tegema peaks, kes meist see liider on, vaata. Just, et vaata Rootsil sellest on hea, et on see Pantsar ka, aga ikkagi Hakanson on liidri näol olemas. Hakanson on nagu see ikkagi aga meil on ikka hull viskekäsi ka. Kõik pannud kottina. Ja. Selles mõttes tegelikult teine mäng ka, tegelikult 14-6 ei ole nüüd mingi ulmeline mäng, aga 3-sed olid ikkagi 9-4, et need nagu läksid ikkagi 3-ste kohta hea protsent, aga kokku, 2-sed olid 5-2, et see tal võib-olla nii hästi välja tunda, aga jah, et selles mõttes nagu teise mängu mõttes, alguses kohe Hakanson sai tunde sisse. Teises mängus, kellelt tuli veel ju lisa, oli Borg, kes tegelikult esimeses mängus nii hea ei olnud. Jah, õigus, see number 6 just või, mis ta oli, vahet ei ole, mis number, aga tuleb meelde, ja lisaks siis oligi Pantsar tegelikult, kellel visked ei läinud üldse, et ta pani 9-2, ma vaatasin ka, et aga temal oli jällegi, et ta pani 6 resultatiivset söötu ja 6 lauda ka. Et see Borg nagu võttis selle viske asja talt üle, et see oli endalegi suht üllatav. Borg on tegelikult, ta on Hispaania liigas mänginud, ta nüüd mängib vist Hispaania esiliigas, et ta on Hispaania liigas mänginud ka kõrgliigas,
et selles mõttes ta on suht nagu valusa käega mees. Lihtsalt No esimene jaa, mäng jällegi no saime seda- temaga paremini hakkama ja teine mäng jällegi no ma mõtlengi, et seda nagu ei olnud, et sealt hakkab ka nagu, mees hakkab kühveldama, on ju. ja no laudade mõttes näiteks ka, et Bangala 10 lauda, no Pantsar 6 lauda ka, mitu korda oli olukordi, kus Pantsar lihtsalt läheb ise ründelauda, Jaa, et et ta saab jäeti- nagu oma viske nagu jaa, kätte, jaa. nagu no, ründelauad, Bangala 5, Pantsar 3 See on juba 8, noh. ja Kahe mehega. me ei võtnud tiimi pealegi, meil võit, noh, Falk 2 näiteks on ju, on 10 juba koos, no meil võttis Jõesaar 3 ja Raieste 2 ründelauda, aga keegi teine jäi ka No vot. väga ei tulnud, vaata. Nii et väga kehv jah, et Ka laua mõttes jäime, on ju, hätta rünnaku mõttes, selles mõttes oligi, noh, ongi jälle see küsimus, et ma ei tea, aga seal oli peale seda, kui neljanda veerand, peale kolmandat veerandit juhtisime 4-ga, mis oli iseenesest üllatus, et meil üldse kolmas veerand nagu normaalselt välja tuli, on ju. ja kohe lasime 5-0 teha. Jah, täpselt, ja siis lasime veel nagu rohkem ette minna, on ju. Ja siis Rannula võttis time out'i, sest oligi rünnak oli nii kipsis lihtsalt. Ja noh, jällegi tavalise korvpallifännina ma vaatasin seda ja nagu minu esimene mõte oli see, et nagu sa pead seal joonistama mingi sellise kompunni nüüd, et sealt tuleb kindel korv. Ja noh, seal ongi nüüd 2 asja, et esiteks, kas siis seal ei tehtud seda, mis siis minu arust on, noh, on siis ilmselgelt on siis nii-öelda läheb Rannula kapsaaeda või siis teine asi on see, et mängijad ei suutnud seda ellu viia, mis noh, siis läheb mängijate kapsaaeda, eks ole. Vahet ei ole, lõputõlps oli see sama, et noh, ma kohe tuleb meelde, lihtsalt nagu kõrvas hakkab kohe käima, on see sama Kruus ütles, et kaotasime palli, vaata, et aga see oligi, et meil on, et meil oli just ju time out, et nagu me ei jõudnud viskele või midagi siukest oli, meil oli just ju time out. Meil jah, seal, ma ei mäleta täpselt seda olukorda, aga seal oli jah, peale time out'i kaotati kohe pall ära, et ja no see, mis laadaks seal lõpus läks veel, noh, see veel kohutavam. Ära üldse hakka, jah. Ma ei tea, kas see oli nagu, kas see oli päriselt nagu, kas see võis olla päriselt see, mida siis toodi, noh, jällegi Kullamäe ja Kruus tõid välja, et kuna nii palju rahvast oli saalis, et siis see õhuniiskus, vaata, et see kõik siis nagu kõik see higi ja kõik see siis seal, noh, sest no Kullamäe oli küll nagu uiskuda. Ja no seda mina ei oska öelda, aga ma mõtlen seda, et just seda 34 sekki jäi mängu lõpuni, me olime juba 8-ga vist maas. Ja me võtsime 14 sekundi. Ja, võtsime ründe alastada. Miks? Jah, see on ka, see läheb küll Rannula. Miks? Kui me oleks selle mängu nagu rohkem kui 11-ga kaotanud, siis oleks Rannula kapsaaeda. Kindlasti, et sealt nagu võitu ilmselgelt enam ei tule ja 10-ga maas oled. Peame nagu kaitsma hakkama seda seisu. Kui me oleks võtnud otsa joonelt 24 sekki, siis neil oleks jäänud ainult 10 sekundit. Isegi kui meie rünnakul eksime, siis ainuke viis, kuidas nad oleksid saanud veel seda asja nagu nii-öelda nulli viia, oleks olnud 3-ena. Minu meelest seal Pantsar panigi selle 3 lõpus äkki, kui ma ei eksi, mingi mustanaaline mängija, kas oli 3-ne, ma ei võin eksi. Ei, Hampton oli. Hampton oli. Aga ühesõnaga joppas meil lollega vähemalt, et aga jah, mind see pani kimestama, et 10-ga või 8-ga maas ja sa lähed. Et jah, nagu ütleme, tavainimese silmadel läbi. See sama, ütleme, ma ei tea, viimased 5-6 aastat kodusaalis nagu mängud. No see on Achillese kand. Suke tunne nagu, et viimane nagu, ei nagu, meil on kodusaalis viimane hea mäng oli Montenegro vastu, mis otsustas EM-ile minemise. Too oli minu meelest viimane. Jah, ma ise tahtsin minna täitsa ajalooarhiividesse. Oli see, mis oli siis see esimese mängu ajal oli vist 7 aastat või sai 10 aastat. Ma ei tea, palju sellest, no ühesõnaga Jõesaar pani Radulitsa maa alla. No too, Serbia vastu. Serbia vastu. No ei, too ka oli hea. Ja siis üks mäng oli vist Serbia vastu, kus pani, või ma ei tea, kas ta oli too sama mäng, ma võin praegu asja ajada, aga Raieste pani vaata selle. Ta oli sama mäng. Oli seda sama mäng. Seda sama mäng. Ja siis ta on mingi 7 aastat tagasi peaks olema. Jah, aga oli see Makedoonia vastu, mis otsustas EM-ile minemise selle, tolle vist võitsime äkki mingi 14-ga või midagi sellist. Jah, et nagu ma ei tea, mis see kodusaalis, et ma ise, mis mulle on tundunud juba tegelikult pikemat aega, just nagu eriti mängudega, kus me oleme
me peaksime olema favoriidid, sest no oleme ausad, Rootsi nagu, kuigi fair play Rootsile, tegelikult nad ei ole korvpallimaa, et neil on, nüüd neil on üks NBA täht, on ju, neil on alati olnud siuke üks tähtmängija, et neil oli see Joonas Jerebko oli, kes mängis kunagi ka NBA-s, on ju, no siis kukkus Rootsi koondisega välja, kuna ta läks Venemaale, eks ole. Siis oli neil see, kes Realis mängis, see Taylor. Aga tema tegelikult on ka, ütleme niimoodi, koondisest ta tegelikult ju siuke vend ei olnud ikkagi, kuna ta on rohkem kaitse ja nagu kolmeste peale suunatud vend, ega ta ulmeline ta nagu endale üks-ühele nagu ei võtnud või enda peale. Ja nüüd neil ongi tegelikult see, nüüd nii-öelda tegelikult Hakanson on ju tegelikult 32, Borg on ka vanem mees, eks ole. Et nemad on nagu vanemad mehed ja siis tegelikult see uuem generatsioon Pantsari ja siis Pelle Larsson, kes tegelikult Heidi eest NBA-st teeb nagu väga head hooaega. Et, aga neil on alati olnud see, et nad ei ole nagu ulmeline korvpalliriik, samas kui meie nagu ennast pigem identifitseerime ikkagi korvpalliriigina. Siis see on nagu mäng, kus me peame võitma, võime võtta selle Portugali mängu EM-il ja meil on siin varasemalt ka neid mänge olnud, kus me tegelikult oleme nagu favoriidid ja eriti kodusaalis ja siis me nagu põleme läbi lihtsalt. Jah, siin juba tehti välja, et ei tea, kas peaks Riiga minema mängima kodumänge. No Riiga ei saa minna, siis tulevadki inimesed saali vaata. See oli ka huvitav asi, mida vist toodi, ma ei tea, kas stuudios või kuskil toodi välja, et liiga palju inimesi on saalis või see sama, ma ei tea, kas see sama higistamise see värk ka. See ei ole nagu... mis nagu, ma ei tea, viime selle koondise mängu räpinasse siis nagu... No siis on täitsa pekkis ja siis ei saa keegi sinna, see on ei mahu, Aga kui meil niimoodi vaja mängida on, siis... Ei, see ei ole pädev minu meelest. Ei, see, selles mõttes, aga nagu, mis mulle endale on mitmeid juba nagu, mille peale ma mõtlesin, on see, et meil on nii see... Vaata, suurte vastu me tegelikult mängime hästi. No seal ei ole seda võidukohustust, Täpselt, et meil on nagu nii see underdog mentaliteet on nii sees, et me mängimegi, kas või Läti vastu EM, et nagu, ma ei tea, Kihtla kontorid ütlevad Eesti konf on 15. Keegi tegelikult nagu võitu ei oota, aga kõik ootavadki võitluslikku mängu ja nagu võitlust on ju, ja siis me suudamegi põhimõtteliselt nagu tegelikult terve mängu me suudame nendega nagu püsida. Türgiga tegelikult oli ju tegelikult nagu samamoodi, et me saime küll lõpuks 20-ga nagu pähe vaata ja Serbiaga ka. Aga Serbia läks kohe alguses. Serbia läks kohe alguses jah, aga selles mõttes keegi nagu ei pannud pahaks seda sellepärast, et see ongi taseme vahe ja nagu tegelikult me lõppudes oligi see, me võitlesime ja nägime nagu vaeva, on ju. Aga kui me läheme kohe nende mängude juurde, et lähmegi seesama Portugal, lähmegi seesama Rootsi, nii kui meil on see võidukohustus, me ütleks ikkagi, see on võidukohustus, tegelikult me peame selle mängu nagu võitma. Eriti kui me ütleme ka ja siin ma ütlen ausalt, ma ei pane Trellile mitte midagi pahaks, sest see oligi ootus, et me võtame siit 2 võitu. Ja seekord ma just saab ju ausalt öelda, et Trell tegi oma ära tegelikult. Trell tegi tegelikult oma ära. No seal jah, selles suhtes, et nagu juba öeldud sai, et ega treenerid ka põlesid läbi, et terve nagu see sats siis. Et see, minu arust see mentaliteedi muutus peab tulema nagu selle koha pealt, et me ei saa nüüd ennast enam võtta kui mingi väike korvpalliriik, et võib-olla jõuame kuhugi sinna, mis iganes on ju. Tänasel päeval meil on ajaloo üks kõige nagu nii-öelda stabiilsemaid koosseise tegelikult. Et kui me võtame kõik need 12 mees, kes olid ju tegelikult satsis nii reedel kui ka pühapäeval, tegelikult ju nagu kõik need 12 meest suures pildis võiksid isegi olla ka algkoosseisus, kõik ilmselt mitte, aga selles mõttes nagu, et meil on nii nagu sügav meeskond. Tänasel päeval võib-olla veits nagu Rootsi kõrval võib-olla tundubki, et see ongi meie nagu viga. Seda on nii loll öelda, aga see tundub, sest meil ei ole kindlalt liider. Kui meil oleks üks kindel liider, nagu Hakanson, kes teeb ära, ja siis meil on ülejäänud sellised rollivennad. Meil on ütleme 2 liidrit, Pantsar ka on ju, et meil ole, ma ei tea,
täna, kui me, noh, ütleme täna, kui me vaatame liidrite otsa, me vaatame Kullamäe ja Trelli otsa. Praegu see kootis, mis Seakin oli, me vaatame Kullamäe ja Trelli otsa. Kono ka natuke ikkagi. Jah, et no peale EM-i. No see, ütleme aastas Portugali mängus ju Kono tegigi. Tema tassis, et oleks see Kono nagu olnud Rootsi vastu, noh, ma oleks uskunud, et me võidame. Et jah, kõik läksid lati alt läbi selles suhtes põhimõtteliselt. Et me peame seda, ma ei tea, väljaspoolt sisse vaadates, nagu see jääb lihtsalt siuke tunne, et see mentaliteet on tänasel päeval selline, et me tunneme, et me ei oleks nagu, see läheb väga nagu sügavaks ära, mõnes mõttes me tunneme nagu me ei oleks vist head asja väärt kuidagi nagu selliseks, et nagu me oleme väga head mängijad, mängime tegelikult ju, noh, põhimõtteliselt tänasel hetkel koondises oli ainult üks vend, kes mängib kodus. Ülejäänud kõik mängivad välismaal, päris paljud saavad väga hästi mängida. Ja no teevad ka ikkagi. Teevad, on ju, no siit Suurorg ja Jõesaar karikavõitjad, noh, Trelli mänguaeg üles alla. No, Kullamäe mänguaeg on tegelikult nüüd stabiliseerunud, nagu ta ise ka ütles, et siin vahepeal teda ju mängitati lausa 3 peal, et nüüd ta tegelikult ikkagi saab rohkem palliga, on ju. Et selles mõttes meil on tegelikult neid mehi, kes saavad väga hästi mängida ja kes mängivad väga hästi. Aga noh, koondise särk ilmselgelt teine raskus. Aga mina arvan, et me peame, mingi mental switch peab käima nagu selle koha pealt. Täitsa nõus, jah. Me ei ole nagu väike riik enam. Või noh, väike nagu korvpalliriik, selles mõttes, meil tuleb EM siia, et nagu noh, 3 aastat on aega, et selle asjaga nagu tööd teha, et me nagu EM-ile, et kui meil on ka võidukohustused, ütleme, ma ei tea, mingid kaks mis iganes riiki meile siia nagu, või noh, ütleme, noh, nagu näiteks eelmine EM, et meil oli 2 riiki, keda me pidime kindlalt võitma. Kui meil tulevad uuesti näiteks, ütleme 2 riiki, keda me peame nagu kindlalt võitma, siis ei läheks nii nugade peale. Siis mitte ainult nugade peale, vaid nagu reaalselt, et me ei kaotaks, et noh, kui me võidame, oleks me võitnud selle mängu koleda mänguga, ma võtan selle iga kell. Muidugi. Üle selle, et me mängime nagu Läti vastu, et mängime väga hästi, aga saame talavad. Ei, jah, täitsa nõus. Et nagu selles mõttes, eks ma ei tea, eks näha ole. Mul on selles mõttes, ma täielikult seisan nagu koondise selja taga, et ma usun, et me suudame selle asja lahti arutada, et miks läheb kodus niimoodi nagu läheb, et noh, eelmine aken oli ju samamoodi Sloveenia võõrsil lisaajaga ära ja siis Tšehhiga tegelikult noh, 3 veerandit väga hea mäng ja 4. veerandil siis läks rappa, jah. Noh, täielikult nagu vajusime kokku ära, on ju. Et võib-olla sai hapnik otsa, mis iganes, aga selles mõttes jällegi, et noh, seal pigem mu enda peas on jälle see, et pigem ma oleks öelnud, et me oleme favoriidid Tšehhi vastu kodus kui Sloveenia vastu võõrsil. Et kuigi Sloveenial jah ei olnud Luka Doncicit ja keda seal Prepelitsi ja keda seal veel ei olnud, on ju, siis nagu ikkagi, et selles mõttes me ei, Tšehhil oli ainult Satoranski nagu nii-öelda põhivendadest, ülejäänud koondis oli suures osas sama, mis oli EM-il, tegelikult ei olnud NBA venda ei olnud, on ju. Gretšit ei olnud, kes ka tegelikult teeb noh, treiditi nüüd Hawksist Trailblazersisse ja teeb tegelikult ka väga korraliku nagu suvel tuleb ilmselt. No suvel jah, et selles mõttes midagi peab muutuma. Mis sa sellest jutust arvad, et see, et mängijad hotellis peavad olema need asjad, mis sa nagu ise, kas ei no selles suhtes, et mõnes mõttes ma olen nõus, et muidugi ju, kui nad on nagu nii terve aasta kodult teemal, siis oleks ikka hea ju, ütleme, koduseid näha ja ikkagi oma kodus olla on muidugi parem kui kuskil hotellis olla, on ju. Aga noh, ma ju täpselt ei tea, kui palju nad saavad siis akna siseselt siis kodus käia ja olla, et seda ma täpselt ei tea. Ma mõtlesin just enda peas niimoodi, et kui sa saad ikkagi nagu ütleme, sul on trenn ära, ütleme hommikune trenn, siis sul on vaba aega. Noh, kui sul on pere Tallinnas, siis on ju tegelikult hästi tore, on ju, et sa saadki minna perele nagu külla, on ju, selleks ajaks. Lähed siis teise trenni ja siis noh, ööbid hotellis oma tiimiga. Aga see noh, ega ööbimine ka ju on ikka oma voodi on ikka parem kui hotellivoodi. Ja selles mõttes ma olen ka nõus, et ma nagu pigem, ma pigem toetaks seda värki. Ma teeks, ma isiklikult oma peas nagu mõtlen niimoodi, et suvel nüüd, noh, suvel nagu koondis tuleb kokku, on ju. Noh,
ma ei tea, testime seda nagu teooriat. Ma nagu 100% olen selles mõttes nõus, et nagu tänasel, nagu ma ütlesin, ma olen täielikult koodise selja taga selles mõttes, et me suudame selle välja lahti arutada, et mis see nagu probleem on ju, mis me nagu peame tegema, on ju, võib-olla meil ongi vaja, ma ei tea, mingit, ma ei tea, spordipsühholoogi, mis iganes asju vaata nagu, selles mõttes ma olen jumala kindel, et me suudame selle asja nagu lahti arutada 100%. Aga võib-olla katsetadagi, et tehagi mingi 2 akent näiteks, kus, et kui meil on kodumängud, et mängijad ei ole hotellis, mängijad on kodu, testime, kas see nagu, ei, muidugi, miks ja kui nagu see muudatus nagu toimib, siis nagu Kullamäe ütles, et siis on ju tegelikult, et kasulik ikkagi. Korvpalliliidule jääb ka rohkem raha kätte. Ja, ei, seda muidugi, et selles mõttes nagu, jällegi, nagu sa väga hästi ütlesid, et kasulik kõigile tegelikult, et mängijad saavad kodus olla, peredega aega vieta, muidugi, ma ei tea, need, kes võib-olla nagu nii-öelda, kelle pered võib-olla Tallinnas ei ela, et võib-olla nendel on natuke keerulisem, on ju, nemad. No jah. Et siis, Gert tõmbab, Kullamäe tõmbab selle narivoodi lahti ja Kristjan magab all või Kristjan magab üle, tass magab all. Nagu pikad roll ikka toimib, pika ees. No okei, nali naljaks selles mõttes, aga ma jällegi ka, et ma ei näe nagu põhjust, miks mitte proovida. Ei nagu ole, tegelikult peab kõige enne mängijate enda käest ka küsima, seda mängijatega läbi arutama, mis nad sellest arvaksid üldse. Nii palju, kui jällegi peale mänge neid intervjuus tahti, siis Raieste samamoodi tegi nalja, et võib-olla Gert tahab lihtsalt rohkem natuke poega näha, eks ole. Alguses ja siis tegelikult ütles, et tema arust vähemalt see nagu ei ole, et tema arust see vähemalt ei ole probleem. Aga Trell oli, nagu Trell ikka, et võib-olla kui me natuke rohkem laat oleks, siis saaks natuke vihasemad ka vaata. Ma ei tea, kas ma nagu sellega ka nõus olen, et nagu võib-olla laadaks eks ma räägin, et seda nad mängid ja siis juhtkond ja kõik ise läbi arutama ja mõtlema, maha istuma või kuidagi. Ma nagu tänasel päeval lihtsalt olen väga nagu tavafännina väga avatud nendele lahendustele. Ei, muidugi, vahet jälle best edu tuleb. Jah, täpselt, et testime neid erinevaid asju, et kui nagu reaalselt mängijatele istubki see, et me nagu, et nad on kodus, et nad saavad veeta aega seal, on ju, siis ei saa nagu nii palju mängu peale mõelda, et muud tegevused nagu jah, et see sama ülemõtlemine on ju kindlasti on ju, et võib-olla seal hotellis tõesti võib-olla selles mõttes ise ka, ega ma ei tea, kui ma olengi kuhugi, ma ei tea, tööga mingile reisile läinud kas või pead nagu öö enne mingi hotellis magama, vaata, mis iganes, ega siis uni ei ole kõige nagu parem tulema. Ikka mõtled, ma ei tea, mingi koosoleku peale, mis iganes. No, eks see nii olegi, jah. Et selles mõttes, ega see korvpall on ka lõppude lõpuks töö nagu töö ikka, vaata, lihtsalt publiku silma all, vaata. Nagu laval, jah, põhimõtteliselt, vaata, et ongi laval selles mõttes, jah. Et ma arvan küll, et luua lihtsalt, jah, seesama, et mängijatega dialoog, luua nii mugav keskkond neile kui võimalik, et kui mängijad on sellega nagu nõus ja rahul, siis miks mitte ja testida ja proovida. Ma tänasel päeval, jah, ma räägin tavafännina, me ütleks niimoodi, et me oleme täna vähemalt nagu Kossukondisega vähemalt nii heas seisus, et nagu me teame, mis potentsiaal meil on ja ma arvan, et ükski fänn ei ole nagu võib-olla, ma ütlen ise ka ütlen, et pühapäeval eks ikka nagu ütleme, hari oli punane ja ütleme niimoodi, et ei olnud nagu tore, on ju. Siis nagu selles mõttes see läheb kiirelt üle ja lõpuks sa saad aru, et tegelikult see potentsiaal ja asi, mis meil koondises on, et me peame olema, me ei saa kiruda seda, mis on olnud ja me peame olema lahendustele orienteeritud, et kuidas me nüüd saame sellest koondisest ikkagi pigistada välja maksimum. Jaa, täpselt. Et nagu kodusel EM-il ikkagi 16 parema hulka ideaalses maailmas, ma ei tea, võib-olla veerandfinaali on ju, arvestades, et 3 aastat on aega, meil siin päris mitmed mehed on nii-öelda tulemas alt nii-öelda noorematest klassidest ja niimoodi on ju. Ja pluss veel kõik need mehed, kes praegu koondises on, nemad kõik ju veel nii-öelda küpsevad, et Konotšuk, ma ei tea, toongi näite, Konotšuk on näiteks 2000 ju sündinud, on ju. Siin Trell ja kõik nad ka, et nad on tegelikult nagu, hakkavad sisenema oma parimasse ikka nagu korvpalli mõttes. Et selles mõttes lihtsalt lahendusi otsima, et kuidas me saame, eriti just kodumängudel, et me maksimumi sellest tiimist välja mõttaks. Ja suvel, vaadates tänast tabeliseisu siis. Ma just võtsin selle ette, et Doncic ilmselt tuleb.
ma arvan küll, jah. et ma arvan, et nüüd ta tulemata ei jäta selles mõttes enam, et nüüd ta tuleb kindlasti, et Sloveenia siis ühe mängu kaotas, teise võitis siis Tšehhi vastu, teine võideti veel ikkagi ka päris no teine oli, kohe ütlen, teine oli niimoodi, et tuldi rongi alt välja, et nad olid seal vahepeal mingi 20 pluss punktiga kaotusseisus ja tuldi välja ja võideti see mäng ja praegu siis tabeliseis on siuke, et Sloveenia juhib 3 võitu, 1 kaotus. Meil ja Tšehhil mõlemal 2 võitu, 2 kaotust, aga kuna Tšehhi siis meid kodus võitis, siis nemad on nii-öelda meie vastu plussis, ehk siis nad on meist ees. Ja Rootsi siis 1 võidu 3 kaotuse juures. Ei tasu alahinnata seda, et me Rootsid siis 2 mängu kokkuvõttes jäime +1. Sellepärast, et kui Rootsi peaks nüüd järgmises aknas kas Sloveenia või Tšehhi vastu 1 mängu võitma ja meie mõlemad mängud kaotame, siis meie lähme ikkagi edasi, sellepärast, et siis no Rootsi peab 2 mängu võitma. Rootsi peab 2 mängu ja Rootsi peab minema siis tolles aknas täiesti nagu puhaste paberitega läbi, et üldse edasi saada. Et meie poolelt selles mõttes järgmisesse vahegruppi edasi saamine on, ma ütleks, kindel. Ei julge samas öelda. ma arvan küll. Ma ei näe, no eriti kui Tontsa ka tuleb ja Vesselid ja Gretšid ja kui Sloveenia saab jälle mingi endale uue mingi ameeriklasest tsentri ka, et Rootsi tuleb ka muidugi, Larsson tuleb, on ju, aga ega neil ei ole ju, Rootsil on see, et nemad mängivad suht oma maksimum koosseisu juures. Samas kui meil Sloveenial ja Tšehhil on kõigil nagu tegelikult natukene juurde panna. Tahtsin huvi pärast vaadata, et kas Rootsi mängib ilmselt 1 kodus ja teise võõrsil. Ja nagu meie, meie mängime Sloveeniaga kodus ja Tšehhiga võõrsil. No neil on ka Sloveenia võõrsil. Rootsil on Sloveenia võõrsil ja Tšehhi kodus siis. Jah, et seal selles mõttes on ja siis vahegrupp siis, kuhu me siis suure tõenäosusega edasi liigume, tuleb siis grupist G, kus on praegusel siis see on mul grupp. On juba, edasipääsu on juba lunastanud Soome ja Prantsusmaa. Nemad on mõlemad siis edasi, neil on mõlemal 3 võitu, 1 kaotus. Ja Ungari on ka, võib öelda tegelikult, põhimõtteliselt võib öelda, et on nagu sees, et 2 võitu, 2 kaotust ja Belgia siis on viimasel kohal seal 4 kaotusega võitu ei ole ja pigem raske näha, et sealt üldse mingit võitu tuleks. No neil ka jällegi Belgial samamoodi 1 NBA mees, see Kamara on jällegi Trailblazersi vend, aga selles mõttes ja praegu lihtsalt, et kui me jällegi räägime koondise mõttes, siis nagu nii-öelda vahegruppi, et see Rootsi vastu see võit oleks hädavajalik olnud, et kui me nüüd lähmegi siin Prantsusmaa ja Soome ja asjadega nagu vastame, siis on natuke keeruline. Soome nagu muidugi ongi see, et eks ta oleneb nüüd, ma ei ole täpselt vaadanud, et kuna need mängud nagu toimuvad teises raundis. Seda ma ei ole vaadanud, aga põhimõtteliselt seda saab vaadata ka kindlasti, aga ja saab ka vaadata aga ma ei olegi seda nagu vaadanud, aga põhimõtteliselt nii augustis või? Augustis jah, et näiteks siis, kui me mängimegi Soome ja Prantsusmaaga, peaks mängima tolles aknas, siis Soomel on raudselt jällegi 100% kindel, Markkanen on olemas, ma ei usu, et ta seda vahel jätab. Kui seal jah need vigastused Banyama ka veel kui igastused need vigastused asjad ei vahele tule. Siis nagu novembris ja veebruaris, mis siis on nagu noodmängud ja märtsis, et nendes mängudes siis, kui meil ongi Ungari ja Soome ja Prantsusmaaga, Prantsusmaa koondis on nii sügav, et seal Franciscod ja igast koordineerid ja Francisco panigi reedel ju game winneri. Jah, pani game winneri ka, et need vennad kõik tulevad, Ungari peaks olema ja võiks olla võidetav suures pildis. Ja seal on Adam Hanga tuleb mulle meelde, mul keegi teine väga ei turgatagi, ütlen ausalt. Ja Soome koosseis ilma Markkaneni ja siis Muurinenita, et seda ma tahaks. No ei tea, Muurinen oli siin aknas ka ju. No jaa, aga Muurinen praegu on Euroopas, aga järgmisest hooajast ta läheb suvest USA ülikooli. Et ma ei usu, sealt ei lasta ju. Ei, sealt ei lasta. Et sealt ei tule midagi. Jah, siis võiks ju seda Soomet võiks ju hammustada või, ei või? Kui Markkaneni ja Muurineni, Muurinen ei ole nii suur ju, ilmselgelt nii suur mutter veel selles kogu masinas. Ei, muidugi ei ole. Aga Markkaneni ei ole, siis jällegi
nagu ma ütleks niimoodi, et seal ei ole see, et me oleme favoriidid, ma ütleks ikkagi, et Soome on favoriid, kuna Ei, nemad on muidugi. ikkagi EM-il ja niimoodi nad on mänginud ja nad on ikkagi niimoodi, aga ma ütleks jah, et noh, seal võiks nagu hammustamisvõimalust võiks ju tegelikult olla. Ma tegelikult tahtsingi vaadata, ma vaatasin kusjuures seda esimest mängu veits, siin ei näita mul praegu, Soome ja Belgia esimest siis seda ja seal korvi all üks vend tegi neil, aga ma ei... See Olivier Nõkamuha väita. Jah, see sama jah. See poiss kerkis päris hästi. 23 punkti 23 minutiga näitab jah. No, nagu meie drill on ju. No põhimõtteliselt. Aga ei, ta mängis tõesti, ma vaatasin seda huvi pärast, sest et noh, väga vabandan, aga noh, Belgia nagu ei ole väga siuke, minu meelest siuke kosuriik. Samamoodi jah, et jalgpallik pigem, neil on jällegi üksikud kõvad vennad, et see... Jaa, et aga lihtsalt tahtsingi seda, et paningi imestama see, et seal ikka Soomel ikka hädas, noh. Kolmega võitsid ainult jah. Jah, et kui siuke koosseis tuleks, siis noh, meil Eestil tuleks see koosseis, kes meil praegu oli, siis noh, jällegi, et jah, et noh, Jantunen ka tegelikult, Jantunel oli päris kehva päev too päev, 12-4 visked, et ja siis Eestis mänginud Maksuuni ka. Maksuunin on ka seal, jah. Ja tema 12-5 samamoodi. Jah. Ja no muidugi, ütleme nüüd siin ikka nendes valikmängudes ikka tuleb üllatusi ka, et Island tuli siis Leedu vastu -21 välja ja panid kodus Leedu lihtsalt tutt ära, aga noh, järgmine mäng muidugi saadi ise 20-ga. No 17-ga jah, et jah, et sealt jah, et Leedu, noh, ütleme ka, et oma elu tegi keerulisemaks. Tegi nagu keerulisemaks jah, et just nagu MM-i pääsme mõttes, et praegu jällegi oleks 3 võitu 1 kaotus, oleks Itaaliaga 1 pulga peal, aga praegu on hoopis 2-2 ja Islandiga 1 pulga peal, et selles mõttes ei teinud oma elu nagu lihtsamaks just nagu nemad on ikkagi see riik, kes nagu peavad MM-ile minema ja noh, kui nende vahegrupp tuleb grupist C, kus tulevad Türgi, Serbia ja Bosnia. Noh, siis see MM saab ikka nagu ja neil on Itaalia, noh nende praeguses grupis on Itaalia siis, kes juhib, on ju. Et siis ikkagi päris keeruline. Jah, aga hetkel on tegelikult, kui vaadata siit korra, siis juba mõlemad gruppi on seisud väga ägedad, selles suhtes, et Leedul on siis 2 võitu, 2 kaotust, aga on ka Bosnial ja Serbial 2 võitu, 2 kaotust, et täiseduga on seal Türgi ainult. Et noh, Türgi on ilmselt MM-il, noh siin ma ei... No Türgi jah 4-0, et siit veel viimasest aknast veel, minu arust, et see aken nad mängis ikka 2 korda Serbiaga, võtsid mõlemad ära, et siis nüüd ongi vaja siis noh, viimane aken Bosnia ja Sveits ära võtta ja neil on 6-0 ja ma usun, et siis nad on juba MM-il ka. Et noh, praegu kes siis on teise vahegruppi siis, kes on siis teise nii-öelda vahegruppi jah, siis oma koha taganud on siis Hispaania, Gruusia, Türgi, Bosnia on ka, mis on väga huvitav. Türgi, no jah, Sveitsil on jah, aga no ongi see, et Bosnia on, aga Serbia ei ole vaata, aga noh, Serbial on võib-olla siis ongi Sveitsi ja ma ei tea kellega neil, Sveitsi ja Bosniaga vist samamoodi. Horvaatia grupis E on asi täitsa kindel, et Horvaatia, Saksamaa, Iisrael on kõik edasi, et Küprosel läks väga paasti. Grupis F siis on edasi Poola, kes siis nüüd 2 korda siin siis võttis Läti vastu, esimene mäng siis Lloydi game winner ja pani 37 punkti või? Midagi sellist hullu jah. Ühesõnaga pani ikka pani kontserdi püsti ja seal Bonikaga 2 peale pani pea 70. No mul on sellest Küprosest on kõige rohkem kahju mõnes mõttes, sest et EM-il nad olid ka ikkagi kõvad, ütleme, peksupoisid seal, et... No jah, aga neil ei olegi seda koondist. Ta üritasid Senkovi endale vist kodustatud. Ja mingi no jah, kui sa oled nii väike riik või noh, selles mõttes, siis pead mingid abinõud ju kasutusele võtma, aga... Ja, et 3 grupis on tegelikult asi väga lahtine, et grupis B on siis, ei ole keegi lunastanud, on Kreeka, Portugal on teine, Montenegro ja Rumeenia siis, et siin ka väike võib-olla üllatus oli, et Rumeenia võitis Portugali, jah, 5-ga see on. Et neil ka, Portugali ka siis tegelikult seesama Guetta, et see, kes Eesti vastu siis tehnilisega küll ära kukkus, aga tegelikult ta selle NBA, selle Celticsi ees paab ikka väga korraliku hooaega kokku. Et väga korralik, noh, nii-öelda, ütleme, pikaaegne tugitala kui Portugali korvpallis ka olemas, mida, noh, minu arust ei ole vähemalt varem, minu eluajal ma ei ole küll, noh, teadnud, on ju. Ja siis ongi see grupp D, Itaalia, Leedu, Island ja Suurbritannia ja siis meie grupp. Et need on need kõige lahtisemad grupid siis praegusel hetkel.
praegusel hetkel siis, kus võib-olla jah, et noh, meie grupp on võib-olla veidikene jõngi ja seesama kinnisem, et kuna Rootsil tõesti on 2 võitu vaja, Sloveenia ja Tšehhi mõlemad on vaja ära võtta, et noh, Kossus on nagu Islandiga juhtus ka, et on ka imelisemaid asju juhtunud siin ka see Leedu comeback Suurbritannia vastu. Kui sealt ei oleks ka veel välja tuldud, siis nad oleks praegu 1 võidu ja 3 kaotuse peal. No see oleks ikka eriti vekkis. Ja Suurbritannia oleks 2 võidu ja 2 kaotuse peal, et nagu noh, siis juba Leedu, no ütleme niimoodi, et Leedu seal võib-olla hakkaks juba pead lendama. Ja ei, kindlasti, et see Leedu ikkagi, see on ikkagi korvpalliriik missugune, et seal lendaksid kiiresti need asjad, ma arvan, käiksid. Pead veereksid siin Eestist läbi, otse Läänemeren. Jah, et aga siuke seis hetkel on, et. Jah, et ja loodame siis ja suvel siis eks näha ole, et keda me siis suvel koondisel näeme, et ma usun, et kõik need vennad, kes meil praegu olemas olid, ma usun, nemad on meil kindlasti olemas. No isiklikult ikkagi loodan, et kõigepealt kõik mehed terved püsiks. Jah, et siin hooaja lõpud tugevad ja saaksid ikkagi korralikult. Ega siin hooaja lõpuni ei olegi enam midagi, meil on märts juba, et. No põhimõtteliselt jah, et jõuame kohe Eesti-Läti liiga juurde ka, aga jah, et eks näis, et selle sama trellimängu ajaga, et tegelikult viskasin selle küsimuse siin juba nädal aega tagasi üles meie sinna Telegrami gruppi ka, et nüüd Jabari Parkeri tulekuga, et kuigi see on laen, see on hooaja lõpuni laen, et mis sellest trellimängu ajast saab, et trelli ise ka siin ikka bravuurikalt esimene ütles, et selles mõttes ma olen nõus, et ma ütlen ka, et ma ütleks niimoodi, et trell ei ole lihtsalt nagu piisav, nagu ta ise ütles, et enda trellis ka piisab, vaid enda trell on ikkagi vajalik Eesti korvpallile ka, et millest me muidu räägiksime siin, kui ei, no muidugi. Et selles mõttes kindlasti vajalik. Ei, ägedalt pani jah selle intervjuus, et jah, et aga eks näis, mis seal saama hakkab, et jama muidugi mõnes mõttes. Ülejäänud eestlastel ma arvan küll, et praegu ütleks suures pildis on hästi, ongi Riismaal on natukene kehvasti selle mängu ajaga ja loodan, et Treier ka, et just viskekäe leiab seal koduklubis külas, et Eesti koondise eest paneb ikka hästi, et äge tegelikult vaadata ja ma loodan, et nii palju, kui ma olen nagu Hispaania liiga mänge ka vaatan, siis Raiestev ise ei ole nii halb, aga Eestis siin nüüd kodus mängis pani 2 tükki pani saalist välja lihtsalt. Ühe pani vastu lauda ja teine läks meeter korvist. See oli suke tunne, et rahvast oli nii palju, et uks oli lahti jäetud, et siis tuul puhus. Ei tea jah, aga eks on kõigil kehvu päev. Jah, täpselt. No järgmine aken paneb taht siin 5-5 kolmesed. Paneb game winneri nagu Serbia vastu. Ja tšau pläu. Jah, täpselt. Et eks näha ole, et eks suvel siis loodame kõik püsivad terved. Siin nüüd märtsi algusest siis Jaapanis peaks siis tegelikult nii-öelda comebacki tegema ka Kotsa. No see mees on ka ju. See mees on täitsa puhub. Ma ei ole viimased, ütlen ausalt, ma ei ole viimased mingi 6 kuud selle venna peal mõelnud. No ei ole ka sama, täitsa ära unustatud. Aga nüüd tuli meelde, ma olen siin aeg-ajalt jälgin neid Yokohama mängu, nüüd veebruari lõpus hakkasin jälgima neid Yokohama mängu, neid box-score, et äkki mees on juba rivistuses, aga nii palju kuulsin siis, et kontakttreenides on juba tagasi ja siis varsti võiks siis mänguplatsile olla. Et seda meest oleks hädasti vaja Eesti koondisesse korvi alla. Loodame, et Tassi hüppeliiges vigastas, mina sain aru, et sama hüpekas, sama koht, millega ta siis oli siin pea 2 kuud, 3 kuud eemal, et väga halb. Et loodame, et sellega korras ja meil on siis veel tegelikult ka suvel loodame, et ma ise loodaks, et saaks ikkagi näha, et Vaaks ja Veesaar ka. Jaa, et see oleks eriti, et mis neist mis seal on. Ja miks mitte Kriisa aine. Ja Kriisa, see veel läks ka meelest ära. See näitab, kui sügav meil see sats tegelikult on. Muidugi on. Meil on Eesti liiga mõttes ka, tegelikult meil on veel ma ei tea, Ilver on ju tegelikult, kes ja samamoodi oma vahet nende pikkade kätte ja kõigega ja jalgade tööga, et tegelikult nagu me karikafinaalis nägime, et kaitses ikkagi vahetuste, kui me mängime vahetavad kaitset, et tegelikult ju väga hea mees. Ei on, see on jõhker ikka. See saaks 2 satsi ilusti välja panna. Isegi 3 võib-olla. Ja ma ütleks ikkagi, et kui me siin naersime ka, et võib-olla tõesti, et meil ei ole praegusel hetkel võib-olla seda nii-öelda liidrit on ju. Siis meil vähemalt, meil on Big Pink,
ja ma ütleks pigem ma ikkagi omaks seda probleemi praegusel hetkel, et Jah, meil on ikkagi tummine sats, kui seda ma probleemi. ütleks, et isegi vaadates nüüd Rootsiga mänge, siis liider võiks või peaks olema ikkagi Henri Drell ka. Praegusel hetkel ma ütleks, et ta ongi, et nagu kui mingid hetked tegelikult oli Kullamäe, siis ma ei tea, kuidagi viimasel ajal on nagu natuke ära vajunud. Ma loodan, et millega ma nüüd väga, mis mulle tundub, et mis nagu, kui ma vaatasin seda Rootsi mõlemat mängu ka, mis mulle tundub, et nagu Kullamäed võib-olla järgmisest tasemest natukene tagasi hoiab, on praegusel hetkel on kaitsemäng. Et kuidagi teda rünnati pidevalt üks-ühele ja ta jäi kahjuks nagu hätta ka, et ta on ikkagi rünnaku poole pealt, et okei, see mängu lõpp seal, kõik need libisemised ja asjad, et läks nihu, aga et see on nagu see, aga kaitse poole pealt, et ma arvan, et seal tal on kõige rohkem juurde panna. Aga teades Kullamäed, siis ta teab seda ise ka, et ta on nii tark. IQ on hea. Tark mängumees, IQ ja nagu ütlemegi seesama jalad maas, et ta tundub täpselt see vend, et kes teab, et kus ta nagu nõrkused on ja ta teab, ta oskab väga hästi ennast analüüsida, et kus ta peab nagu juurde panema. Et ma arvan, et ta teab seda nagu ise ka, et eks suvel näha ole, ootame seda suvist akent juba ja loodame siis jah, et kõikidel koondislastel, ma ei tea, Türgis, Hispaanias, Leedus, igal pool läheb hästi ja saavad palju mänguaega ja panevad hullu, et selles mõttes lõppude lõpuks, ma ei tea, oleme ikkagi tänulikud, et meil siuke koondis on, et meil võiks ka seis palju hullem. Muidugi. Nagu meil siin võib-olla mingi 10-15 aastat. B-divisionis, kus me siin vahepeal ära käisime. Jah, et nagu oli ikkagi siuke kehvakene. Et jällegi. Ja. Aga okei, lähme siis nagu mainitud on, räägime sellest Eesti-Läti liigas ka natuke. Ja räägime siis ettevaatavalt sellest hooaja lõpust, et siin põhimõtteliselt suurem osa tiimidel kõigil siis 3-4 mängu jäänud on. Eile siis tegelikult juba siin mängudega ots lahti tehti, kui siis TalTech kaotas uue peatreeneriga siis Riia Sellile, et siis Juris Umbrasko lasti siis vabaks ja uus noormees tuli asemele ja Selliga siis TalTech tegelikult kaotas ju 86-95, 9 punktiga tegelikult ei ole. Ja TalTechil juba homme uus mäng, et Läti ülikooliga. Jah, et seal eile siis, neil on üldse tihe graafik, neil on veel Kreeka lend ka, et selle Põhja-Euroopa liigaga, Kreeka ei ole väga vist Põhja-Euroopa muidugi, aga see selleks selles mõttes. Aga too mäng ju kaotati tegelikult see, sama, et viimasele veerandajale mindi tegelikult ju 2-punktilises eduseisus ja viimane veerand siis kaotati sellele 27-16. Et siin ikka, kes tegi oma ära, ilmselgelt Oliver Metsalu taas kord, et 22 punkti 8 lauda. Äge näha. Viskepäev jällegi TalTechil ei olnud kõige parem, et 40% kokku. Vabakad isegi 76%, ma ütleks, et see on edasiminek. Jah, et see on, korra. Aga mis oli näha ka, et kui ikkagi Siim Markus Postil mäng välja ei tule, et siis ta on ikkagi see TalTechi mootor ja vedur, et siis on see raske, meeskonna tala nii-öelda. Jah, et 5 punkti, viskad 7-1, jah, küll 9 resultatiivset söötu, aga ka 7 palli kaotust. Et ikkagi ja kokku tiimina siis tegelikult tehti ainult 12 palli kaotust, aga jah, Post tegi siis üksi nendest 7. Muidugi tema käest põhiliselt ongi pall ja ma vaatasin seda mängu episoodiliselt, ma ei näinud kogu mängu, ei saanud töö kõrvalt vaadata. Aga võib-olla Selli siis võib-olla kaitse oligi niimoodi üles heitud, et tehtigi Posti elu väga raskeks. Teoreetiliselt jah. Jah, ma nägin ainult nagu mingeid neid ongi neid nagu tükke sealt, kus ma siis ja siis ma seal just täpselt olid vist sattusid siukesed ajad, kus siis Postil nagu ei olnud sellised nagu murekohti. Et nagu täpselt kuidagi aga Metsalu hea mäng jäi silma. Tegelikult Niits ka 16 punkte ja visked 17-6, et natukene võib-olla parem ja siis Suurorg ka 17 punkti. Teine veerand võideti 10-ga TalTechi poolt. Et tegelikult jah, et seda teise veerandaja ranni ma veits nagu nägin, et seal tegelikult mängiti nagu väga-väga tublisti, et minu arust, et see aga jah,
kahju selles mõttes, et seda võitu ei tulnud, et siin tegelikult tahaks ju natukene võib-olla kõrgemat kohta, et võib-olla ei tahaks selle, praegusel hetkel Riia VEF-iga siis oleks siis kokku minemine play-off'is. Hetkel küll jah, et võib-olla pigem seda nagu vaja ei ole. Täna siis, kui me salvestame seda, ehk siis see on siis täna teisipäev, siis täna õhtul kohtuvad Keila ja Kalev Cramo, Keila KK, siis ma arvan seal, kui Cramo pink on üpris lühike, Cramost läks ära ka siis neile korvialune mees Rutherford. Juba vist sinna otsitakse uut, ei ole leitud, küll aga nad tõid endale siis noortekoondislase Martin Alles, kellele siis põhimõtteliselt tegelikult ta toodi suures pildis nagu trenni 5 aasta saaks trenni teha. Jah, selles mõttes ja et kui pidi trennis ikkagi väga hästi ennast, nagu need asjad tegelikult käivad noortel eriti, et kui sa trennis ennast väga heas küljest näitad, siis saad kindlasti mängu ka. Siukesed Keila KK mängud võiksid tegelikult olla need mängud, kus ta võiks nagu saada peale, et Keila KK siuke ka. Ja, aga ma vist päris ei usu, et kohe nüüd. Kui ta alles eile tuli suudis välja, et pigem läheb keeruliseks, ma arvan ka. Et aga ei, Kalevil ka ikkagi siin, ilmselt, sellest nagu ei kahtlegi, et sealt võit tuleb, on ju. Aga siin ka, et ikkagi samamoodi, et ülespoole liigatabelis siis tõusta. Siin on ikka väga tihe, et 4-6 koht on kõigil sama palju võite, aga Kalevil ja Valmeral on siis üks mäng vähem peetud. Et seal tegelikult oleks vaja siis ikkagi sellist et natukene Kalevil et võib-olla kui saaks selle 3. koha, saaks selle selli võib-olla kätte, et siis võib-olla Ventspilsiga oleks tore mängida. Sõidu mõttes võib-olla ikkagi ideaalne oleks muidugi nagu TalTech, aga ma ideaalses maailmas jällegi mina ei tahaks, et Eesti klubid juba veerandfinaalis. Ei, muidugi. Ei taha. See oleks natukene kehvakene. Pigem kui poolfinaalis juba lähete, siis on tore. Siis on hästi, jah. Aga need viimased mängud, siis kui me võtame siit nad lahti, siis TalTechil oligi siis nüüd üks mäng ära, siis tuleb, nagu sa ütlesid juba homme Läti ülikooliga. Kohustuslik võit. Ja kindla peale, siis tuleb mäng võõrsil siis Kalev Cramoga juba 8. ehk siis neil on see nädal nagu 3 mängu, üks päris tihe graafik. Trenni ei pea tegema, põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt ja viimane mäng on siis neil 14. märtsil ülikoolide lahing, siis lõpetab selle põhihooaja mõlema meeskonna jaoks, Tartu ja TalTechi jaoks. Ehk siis järgmine nädal saabki juba sisuliselt siis põhihooaeg läbi. Jah, 14. on viimased mängud. Ja kui me nüüd räägime siis Kalevi viimastest mängudest, siis neil on siis Keila korvpallikool on nüüd täna, siis neil ongi TalTech, siis neil on kohe 2 päeva hiljem on Ogre ka kodus, et siin siis kui me räägime ka Pärnu vaatevinklis, siis võiks nagu natukenegi aidata, eks ole. Ja siis on, kas ongi kõik või? Vabandust, Ventspilsiga võõrsil on siis viimane mäng neil. Kalevil, jah. Et ei pannud tähele seda. Et selles mõttes, Kalevil kahasid siis 4 mängu, ütleme niimoodi, et 2 kohustuslikku võitu, kindlasti siis Keila ja Ogre vastu, TalTechiga ma ütleks ikkagi ka, et kuigi mulle see TalTechi mängustiil väga meeldib, siis ma kardan, et see 3 mängu 7 päeva jooksul on natuke nagu liiga palju. Ma kardan, et seal ka Kalev võib-olla selle värskusega, et kui nende nagu nüüd mängivadki täna 3. ja siis mängivad 5 päeva hiljem, samas kui TalTech mängis eile, mängib homme ja siis mängib pühapäeval. Et nagu paljuks et see Põhja-Euroopa liiga mängimine, et eks ta Põhja-Euroopa liiga mäng vist oli äkki 10. kui ma õigesti mäletan ja siis 14 on siis viimane mäng, et siis aga jah, saab see põhjuvaaeg saab kohe otsa. Põneva lõppu saab. Ikkagi kõige parema küsimus ikkagi Ogre ja Pärnu. Pärnul 1 mäng varuks. Homme mängitakse Tartuga. Tooma kindlasti võita. Me oleme siin naljatanud sellest, et kas Tartu nagu ulatab abikäe, et kas nagu selles mõttes jällegi, ma ei teagi, jällegi see sõidu mõttes ja kõige selle mõttes, et nagu kui see Pärnu tuleks nüüd vastu neile seal 8. Et kas see nagu ei teeks nende enda elu lihtsam, nagu ma eeldaks, et Kuusmaa ja kogu Tartu ei mõtle niimoodi, on ju. Nad lähevad ilmselt seda seal ei ole nagu vahet, kes sealt tuleb. Mängu, Ogre ja samamoodi, on ju. Et nad lähevad seda Pärnu vastu mängu võitma kindlasti.
ma lihtsalt mu enda aju on siuke, mis genereerib. Jaa, ei muidugi, see on ju põnev. See on siuke intriig, vaata. Ikka. Et Pärnul siis jah, Tartuga. Homme siis juba ja siis järgmine mäng on neil Viimsiga. Too on kohustuslik võit kodus, kuigi... Sa mõtled nüüd... Pärnul. Pärnul järgmine on Riia Selli ju. Võõrsil. Peale Tartut. Jah, et peale Tartut võõrsil siis Riia Selli 7. laupäeval ja siis 11. Viimsi kodus ja siis põhihooaja lõpetavad nad Kalev ei olnud ka, sorry. Pärnu lõpetab siin ei olegi. Lõpetavadki Viimsiga või? Jah. Kas ma olen pime või? Näitab küll nii, jah. Hetkel see tabel näitab nii millegi pärast, et neil ei ole siin rohkem, neil on siis 3 mängu. Võtan, jah, neil on 3 mängu, jah. Jah, täpselt, et neil on siis vaja sealt, no ütleks vähemalt 2 võitu. No ideaalne oleks ikkagi 3-3. Ideaalne oleks 3-3, aga no Selli võõrsil on juba väga raske, et noh siin... Ja Tartu peaks jah, nagu me ütlesime, abikäe ulatama ja Viimsi on see, mille peab nagu võitma. Minu arust Pärnul on see, et nad peaks Ogrega plussis olema 2 mängu kokkuvõttes, et võõrsil kaotasid vist äkki 11-ga, kodus võitsid 15-ga. Et nagu seal, kui peaks jääma viiki see tabeliseis, siis vist võiks olla... Kas oligi nii või? Jah, võitsid 7. jaanuar 14-ga Ogret. Aga enne seda ma nüüd peab veel kerima veits, sorry, nii. Viimase mängu nad võitsid jah, Ogret 14-ga, 85-71, aga... Seda see oli mul meeles, jah. Aga ma seda esimest mängu nüüd ma natuke kerin, siis ma vaatan. Sul võib seal läheb natuke kaua aega, et... Nii... Hetkel ei... No jah, aga ühesõnaga... Minu arust nad peaksid plussis olema. No ma arvan ka... Ma loodan, et ma ei eksi. Ma arvan ka, et on... Ma korra kiirelt ise siis vaatan üle. Et selles mõttes, jah. Ja, nad on plussis ja esimese mängu kaotasid 11-ga. Okei, see on õigesti meeles. Ja siis neil on selles mõttes siis ütleme palju mängida. Ja selles mõttes on Keila korvpallikooli siis viimased mängud siis on siis Karamo, siis on Läti ülikool laupäeval kodus. No jah, seal Keila korvpallikool, neil ei ole, neil on nagu parad, et põhi 2 eesmärki vist, siin ikka tabeli lõpp on ikka päris pingeline, et siin on... Põhi eesmärk on kindlasti olla esiteks jääda Kuulbetist ette. Ja mitte viimaseks, Mitte viimaseks esiteks ja teiseks ikkagi, et kui on isegi võimalik, et kuigi Viimsile kaotati, siis tegelikult on meil võimalus, et ikkagi võtta see 5. koht ja Eesti veerandfinaalis siis Pärnu ka ära, et Pärnu endale vastaseks, et see võiks olla. Minu kõige põletavam küsimus siia hooaja lõppu sulle, Tarvi. No. Kas Keila Kuulbet oma viimasest 3 mängust suudab võtta võidu? No nii, hakkame vaatama, kelle vastu need viimased mängud on, ega siin... No võin sulle öelda, et 11. märts on Keila derbi. On jah, ma juba nägin. Eesti oma sööme. Ma arvan, et nad seal võtavad võidu. Neil on jah, reedel on siis võõrsil Ventspilsiga, siis 11. on kodus... või see mõlema kodu on Keila, teise Keilaga ja siis on kodus Selliga, kust ilmselgelt võitu ei näe, Ventspilsi vastu ka. No ma arvan, et selle derbi nad võtavad ära. Arvad, et võtavad ära? Ma arvan, jah. Sest, et... Võib-olla selle karika tuhhi pealt, et ikkagi poolfinaali võtti ja võib-olla see... Ma arvan, et nad ikkagi, come on, ühe ikka saavad kätte, lõpetavad siis oma hooaja, selle Eesti-Läti liiga positiivselt, et kuigi ma ütlen ausalt, mulle väga meeldiks, kui Keila KKK võtaks, oleks ägedam, et aga jah, ma ei tea, ma siiski arvan, et nad võtavad sealt, sest et see on nagu see on täpselt nagu see viimane see mäng ka nagu, sest okei, Eestikad tulevad ka veel, aga ikkagi, et see on niisugune viimane, kuidas ma ütlen, ma ei tahaks öelda, et kus on lootust võit saada, aga ja see on veel see derbi ka nii-öelda, et kui nad nagu tolleks mänguks kõnast üles ei häälesta, siis milleks veel? Siis ei olegi mõtet ju kossu mängida. Ma ütlen ausalt, et ma ei tea, ma arvan, et nad ei võida ühtegi mängu. Arvad? Ei, ma arvan ikkagi, Kuulbet ikkagi selle derbi ära võtab. Aga eks näis. Mul on raske näha, nagu sa
oktoobrist saadik, novembrist saadik põhimõtteliselt võiduta nagu liigas. Okei, jah, sa oled vahepeal võitnud. Ma mõtlengi, et niimoodi on ju, et mingid mängud on ikkagi võidetud, et Keila KK vastu jah, et selles mõttes seal on kõige parem võimalus kindlasti Ventspilsi ja Selli vastu. No ei, seal ma ka ei näe. Ei näe üldse varianti, eks ole. Aga jah, ma ei tea, et kui nad nüüd kaotavad need kõik 3 mängu ka, et siis peab ikkagi. No siis on ikka. Muidugi, eks tibusid loetakse ka Estikate järgi, et kui nüüd nad peaksid, muidugi kui nad nüüd lähevad, siis nad peaksid Estikatel vastu minema Kalev Cramoga. Jah, seal. Ehk siis et seal lenk peab iga mäng 40. Ma arvan, et sellest ei piisaks. Et siis peab ikka mõtlema, et mis selle organisatsiooniga saab. Et praegu tegelikult Keila poole pealt on näha, et Keila korvpallikooli pealt on näha, et nemad ikkagi pidevalt arenevad. Ja nad lisavad endale järjest neid koostööpartnereid juurde, sponsoreid, et hiljuti tuli siis 24/7 fitness neile. Ja siis nüüd alles eile tuli uudis, et oli siis ka Coop Harju siis ka siis nii-öelda kõhu peale siia. Ei, väga selles mõttes neil ikka see töö käib selle koha pealt just, et saadagi see nii-öelda ikkagi see asi, et ja mida rohkem ju ilmselgelt, kui sul on rohkem sponsoreid ja toetajaid, selle läbi sul on ka suurem eelarve. Ja muidugi. Ja kõik sööksed asjad. Ja siis põnevuse pärast vaatame siis see Ogrel ongi jäänud ainult 2 mängu. Ogrel on mängida, siis on Kalev Cramoga. Cramo peab võitma tulla. Cramo peab võitma, aga meie kahjuks on teine mäng. On siis 14. märts on Läti ülikooliga. Et üks võit kindlasti tabelisse juurde kirjutatakse kindla peale. Seda kindlasti, jah. Et siis praegusel hetkel ongi siis see, et Ogre lõpetaks 12 võidu peal ja see tähendakski seda, et siis Pärnu peaks võtma vähemalt oma viimases 3 mängus 2 võitu. Et siia 8 hulka siis pääseda. Võiks, see oleks ikka ägedam, Eesti klubi ikka rohkem. Eks siis homne Tartu mäng annab nagu et kuidas selle lootusega on. Ma kardan, et võõrsil Selli uus peatreener ka ja see on alati ju reegel, et uue peatreeneri all alati siuke ja mingi positiivne vunk kohe juurde tuleb, et jah, täpselt. Ja et Läti ülikoolil on üldse väga tihe aastalõpp, et neil on 5 mängu pidamata lausa. Või kohuaja lõpp siin siis. Ja ma ei tea, Keila Kuulbeti poole pealt jah, et siis murepoiss on see, et praegu oleksegi siis tabelis täitsa viimased, et isegi Läti ülikool on eespool. No see on masendav. See ikkagi jah, mul ei ole sõnu isegi võib-olla, et leksikon hakkab päris tühjaks saama. Siin ei olegi midagi kommenteerida. See räägib ise endast. Ja siis Viimsi ja Keila vahel on siis 2 võidu vahe. Et Viimsiga siis ongi see, et Viimsi peaks põhimõtteliselt siis kõik mängud kaotama ja Keila siis vähemalt 2 võitu võtma. Mõlemal 4 mängu jäänud. Et selle jaoks, et siis Keila jah, aga Keila vist nüüd ongi ka omavahelises mänguses on ikkagi on miinuses, et viimane mäng vaata, mis oli siis siin pandi kohe peale karikafinaali pühapäevaks, et seal siis ju Viimsi sõitis üle ikkagi. Et selles mõttes ka keeruline pigem on, aga jah, eks näis, et hoiame Pärnule pöialt, et peale seda karika sahmakat, et nüüd on siis Keila Kuulbeti vastu, et siis on ikkagi jällegi korrektuurid tehtud loodan, et ikkagi saavad nemad Ogrest mööda, et võiks ise see 8. Oleks 4-4, et oleks siuke tore. Tore jah, sõbralik siuke mõnus. Eestil ka siuke väike võit jälle, et siuke hea tore olla. Aga okei, aga natukene siis Euroliigas ka. No jah, seal on nüüd jama on majas, ütleme nii, et mängud jäävad ära, et jah, täna pidi siis tegelikult olema see kordusmäng siis Pariisi ja Hapoeli vahel. See jäi ära. Hästi naljakas on see, et 5. märtsil siis neljapäeval lähevad kokku Maccabi Tel Aviv ja Hapoel. Peaksid minema, aga ei lähe. Ma eeldan ka, et see mäng ei toimu. Ei, juba on siin Euroliiga juba on pannud, et mängud jääb ära ja jääb ära ka siis Partisani ja Dubai mäng. Partisan Dubai mäng, ma ei tea, kas oli ametlik info, mina sain aru, et Partisani president ütles, et see on laual, et see mäng jääb ära. Aga kas ta päriselt ma ei tea, äpis on juba pandud, et okei, siin kusjuures selle kodulehel siin ei ole pandud nüüd arvutist vaatan. Okei, aga ei ma ei tea, ma praegu äpis vaatan, siis on siin ja on ära jäetud, et ei toimu.
mängud. Nüüd on, ja nüüd muidugi on. Jah, või mul nüüd tuli ka. No vot. See tuli, nüüd ei tea. Aga tean, nii palju tean, et tänu sellele saab Fantasy'sse 5 trelli teha nüüd. Et üks tuli juurde, kuna mängud jäävad ära, et siis... Alati on plusspool. Jah, et... Aga ei, kahju muidugi, et noh, see maailma olukord on nõme, ütle ausalt, et väga nõme, et mis teha. Ausalt ütlen siis nagu see hooaeg mängime lõpuni ära, on ju. Järgmise hooaja mõttes, et kui see asi nagu pikaks venima jääb, siis ma ausalt ütlen, siis ma vahetaks need Iisraeli klubid välja ära. No jääga see Dubai ka siin tealt, noh, ei Dubai ikka jääb, aga tähendab, aga no ja Dubaiga on ka see, et nagu kui see nagu jama seal peaks nagu pikalt jällegi kestma nagu samamoodi on ju, et siis nendega tegelikult ju sama lugu, et jah, no ma nüüd ei tea palju mitmeks aastaks need Euroliiga ja Iisraeli klubi need mingid lepingud või asjad, et neid me ei tea, on ju, et aga jah. Aga no mängud, mis siis toimuvad, Fenerbahce Monaco on ju. Alustame siis esimene mäng kohe voorul. Monacole ütleks hädavajalik võit vaikselt, et tabelis oleks 9. Play-inist välja langemine on ainult ühe tegelikult mängu nagu kaugusel. Jah. Noh, panal on ka sama, et... No jah, jõuame pana juurde ka. Aga ei, no jah, siin jah, Fenerbahce ikkagi, ma enam kindel. Ma ei tea, Monaco jah, ma ei tea, mis seal, ma ei tea isegi, mis seal nagu muutuma peab, et tegelikult mängijad on olemas. Viimane mäng, Blossom game pani hullu. Aga samas James'il ei tulnud mäng üldse välja, on ju. Noh, et seal on... Seal jah, kuidagi Mirotic on ka kuidagi, ma ei tea, ära pajunud. Mirotic on sama asi, no ta on ka... Vana juba vist või? Ta on vana kaitsest, ta ei liigu tegelikult, et tema nagu, Sparulis on teda vahepeal nagu kasutadki nagu nii-öelda number 5 ju. Lihtsalt sest ta jalad ei liigu. Ei, see on jah. Et rünnakul ta ikka midagi teeb, aga nagu kaitse poole pealt on ikkagi keeruline. Aga ma ise arvan küll, et Fenerbahce sealt selle võidu. Ja, ei, kindlasti jah. Valencia Salgiris siis, et Valencia, kes siis tuleb saunaõhtult, just nagu siis ise tekitatud saunaõhtult. Täitsa, see oli ikka kohutav. Ma ise nagu vaatasin toda esimest veerandit, vaatasin pool aega ja siis mõtlesin, et mis kuradi asja järgi ma Baskonia valisin, et võidab ma ei tea. Karika finaali järgi valisin. Aga nagu pool ajaga pandi siis Euroliga rekord 68 punkti. Et nagu jah, 68, ma mõtlesin 78, aga ei 68. Üldrekord nagu 68 punni ja siis no ikka... No ütle, et see skoor läks juba sinna NBA ridadesse, ütleme nii, et no 68 on ikka julm. Pool aega on ikka kohutav, noh, siin Euroliigas mõni tiimi saab 40 minuti ikkagi täis. No Baskonia kaitse ei olnud isegi nagu sõel, see oli nagu pudel, millel oli põhi alt ära tulnud lihtsalt vesi voolas läbi kõik. Jaa, et see oli ikka kohutav, et see mäng, ise ei vaadanud selle mängu, puhtalt sellepärast nägin seisu ära vastat, ma ei viitsin. Ma korra mõtlesin, ma vaatan nagu algusest peale, mis seal siis oli, aga ma ei jaksanud. Jah, ma samamoodi ei vaadanud. Aga Salgiris siis, kes tuleb tegelikult võidu pealt, siis Olümpiakose vastu, mis saadi lisaajal. Et oli huvitav mäng, et Olümpiakose nagu 3 veerandit, kogu asi oli nagu tundus kontrolli. Ja siis lagunes ära. Jah, et seal vaatasin teda mängu, no see lisaajal ikkagi, see oli ka ikka pull. Jah, et seal William Scossil tundus, et asi oli ikka isiklik Olümpiakose vastu. Ei tea, jah. Ära Wright pani hullu. Francisco tegi ikka see, mida Francisco ikka teeb. Et noh, Olümpiakosel 2 liidrit väljas ja ei tulnud see mäng, et Torsi oli kahvatu ja... Torsi alguses alustas hästi, aga siis lõpuks ei tulnud väga midagi. Ja, no Fournier pani hullu siin 32 punkti. Fournier pani ja siis, kes tegi oma ära, oli Jones ka korvi all, et tema tegi nagu oma ära. No Peters ei suutnud ikka üldse nagu astuda nendesse Sassa saabastesse enam, et kui ta siin 2 hooaega tagasi tegi väga hästi seda, kui Sassa NBA-s oli, siis noh, tänasel päeval ei tulnud nagu üldse välja, ainult kõntsa pani. Jaa, et täitsa nõus. Et jah, aga Valencia kodus siis Salgirise vastu, ma arvan, Valencia võidab selle mängu. Nii palju, kui ma jälginud olen, siis minu arust suurem osa Valencia mängijatest ei käinud ka koondise juures. Et näiteks, no neil on see sama, neil on belglane näiteks see Reuvers, tema ei olnud Belgia koondises minu teada. Ja neil seal see, ma ei tea, kas Sako Prantsuse koondises oli. Seal on suht palju ameeriklasi ka, et seal Costellod, Thompsonid asja, no Thompson tegelikult Itaalia passiga muidugi.
mängis Itaalia koondisest. Ma ei tea, kas see Aken mängis, aga muidu nagu. aga ei no okei. Ma arvan, Valencia võidab. Ma ei tea, ma ikka ütlen, lähen ikka Leedu uske, Žalgiris ikka ka moolne. Nad on selles suhtes, et on väga heas hoos ka, et Žalgiris, et ja puhtalt ikkagi sellepärast ka, et ikkagi sinna play-offi rohkem kindlustakse Žalgiris ennast, et ja no see, et Valencia on tabelis teine on ikka, see on ikka nagu siia ikka selle, nagu ma ei oleks uskunud, et nad nii pikalt ikkagi vastu peavad. Jaa, et no ilmselt suure tõenäosusega nad sealt ära ka ei kuku, et tundub küll ja tänased praegu, no ma ei tea, mis ikaldus seal peaks tulema, et tõesti, et nagu nagu ära kukuks see asi. Ja siis tolle õhtu 2 viimast mängu Armani Barcelona, Armani, kes siis tegelikult ka täitsa okeilt nagu mänginud, mitte midagi küll ulmeliselt erilist, aga samas midagi ka nagu katastroofiliselt, et seal Hapoeli vastu siis eelmine nädal mängiti. Siis ka, et seal ikkagi võideldi ja nähti vaeva ja tegelikult nagu mängiti suht okeilt, Hapoel võttis suht jõuga, ikkagi võttis oma. No võttis jah, ma vaatasin ka natuke teda mängida. Seal Bryant pani ikka hullu. Tegi oma, noh. Ja mis see Malcolm pani keskväljakult kotti. Jah, see pani lihtsalt sööt ette. Jah, sööt. See oli välja mängitud kohta. Ja ei, muidugi, sööt lihtsalt lambist ette. Oih, kotti vaata. Võtke välja, noh. Ja Barça siis, kes on 8, kes siis ka üllatuslikult kaotas. Ja Barça on ka kuidagi vahepeal said seal nagu hästi minema, aga nüüd on nagu lipa-lopa neil. Kaotas siis Virtusele kaotati 5, et seal vaatasin teda mängu lõppu, et seal Edwards siis lõpus. Et Barçal on jah, ja Barçal on nagu ikkagi, Barçal on ikkagi see, et väga palju oleneb, kuidas mängib Panter. Et kui see mees. Panteril on ikka kellad, siis on kellad. Neil on jah, et tänasel päeval neil on ka ilmselt suvel vaja seal rosteris teha päris palju nagu muudatusi. Ja, sest et nad said ju kodus ju Pariisi käest ka ju tuppa. Ja nad ei ole vist 2 või 3 mängu võitnud. 2 kindlasti, aga ma tahtsin just vaadata jah, et Panterit näiteks Pariisi vastu ei olnud. Et see Panteri käib nagu, natuke on nagu Hapoelil see, jah, täpselt, et praegu Barçal jah, siin Baskooniat võitsid, et aga jah, 2 mängu pole järjest võitnud siis. Ja siis sealt mängust ma ei teagi, suht keeruline on isegi näha võida, ma arvan Barça lõpetab oma kaotuste seeria, ma arvan Barça võtab ära. Ma arvan ka, et seal olenebki hästi palju nüüd sellest, et äge match-up tuleb ilmselt, et ilmselt Polmaro üks Euroliiga paremaid nagu tagameestest kaitsemängid pannakse ilmselt Panteri peale, eks too match-up, nagu sa ütlesid väga hästi, et Panterist oleneb hästi palju. Ja eks Armanil ka, et siin Kuduric, kuidas ta mängib, et tal see eelmine mäng tegelikult tulnud väga hästi. Ma pigem ei tulnud jah, täitsa lõpp. Nimelt mainis. Ja ma juba arvasin, võta veel mingi Kuduric, Fantasy's. Talle tulnud kõige paremini välja. Aga parem ikka kui Peterson ju, -2. Eks meil kõigil on oma erinevad. Ja eks meil kõigil on need palupunktid. Aga Armani tegelikult, Brooks mängib hästi, korvialune tegelikult Nebod ja asjad on ka tagasi korda saanud. Aga vaata, mul läks juba Nebo meelest, et aga ma arvan ise, et Barça ikkagi võidab, et seal võibolla, ma loodaks, et seal võibolla Brizuela, Clyburn, Schengelia. Ma loodaks, et sealt keegi veel Panterile nagu aitab Panterit ka natuke. Tegelikult on veel ägedam on veel ka see, et Liide ja Schenka või siis Clyburn. Aga ei, ma lähen ikka Milan kodus, ma olen Milani teed, sest Milan tegelikult kaitseb ka päris hästi kodus, et kaitse on neil kõva. Et ma arvan, et siin ikkagi Barça võtab kahjuks oma 3. kaotuse järjest. Nii on, aga ja viimane mäng tollel päeval siis Real Virtus, Real kodus, päris hea soos, päris hästi mänginud. Ja Sonja hea soos, kui eraldi välja tuua. Jah, ja Sonja hea soos üleüldiselt võib-olla see hooaeg, mis ongi et näiteks ongi, kes on ju tegelikult teinud enesekindlus asi ka on ju, Feliz tegelikult kui me eelmise hooaja alguses ikkagi nagu põhimõtteliselt terve hooaeg ikkagi. No esimene pool ikkagi ütlesime, et ei ole Euroliiga tase. Ikka Norvilt sai nagu niimoodi ikka riita laetud. Aga ma ütlesin, et äkki ikkagi tuleb. Ja ikkagi ei mängib ja neil on jah, et neil on kuidagi see rotatsioon praegu Scariolol paika loksunud, et tagaliinis tegelikult käib rotatsioon hästi, ääremajal tekid, Sonjad, Lails, see, mitte Moneke, vaid see
Chuma Okeke. Okeke, jah. Okeke ja Moneken. Aga, ja siis korvi all ka, et Tavares ja kui Tavares ei toimi, on Len ja kui on vaja võib-olla natukene sükest jällegi vahetavat kaitset mängida, siis tuleb ka Ruuba ja selles mõttes Carriolal on nagu praegu tundub, et pusletikid on paigas. Et tagaliin on ka ikkagi, ongi need tagamängid seal Campazzo ja Mäledon on ju. Põhi ja siis Felice annab veel annab ka lisajõudu. Ja Lull ka ikka vahepeal. Ja Lull ka ikka. Vahepeal. Lulli on play-offis vaja. Ja. Siis kui on vaja Foolile jälle silmade vahele koputada. Too Fool ei mängi muidugi. Aga ma arvan, et Lull teeb oma viimase hooaja ka reaalis. Pigem tundub jah, ma ise olen suga nõus. Ma ei näe. Ma nagu ei näe, et ta paneks veel ühe hooaja nagu selle rasva pealt. Et pigem raske. Aga ma arvan, ma eeldan, et sa eeldad ka, et Real võidab. Ei Virtust, ja kodus, ma arvan küll. Ja reedel siis ka 4 mängu, alustame FS Asvel. No seal FS. FS on päris soos tegelikult, et on jällegi ka Lasso saanud selle asja kuidagi toimima. Iga mäng keegi tõuseb esile, kes on viimasel ajal, mis on olnud stabiilselt, on Haser. Näiteks, et tema on väga hästi, siis pikendati nüüd lepingut Kai Jonesiga 2 aastat. Et too on ju, mis ta pab 90% kahesid, aga too ainult vajutab. Ja seal oligi, kas oli 52-st 50 oli kahesid panda. Terrova peale. Aga too on ainult õhus. Too keskpossi ei pane, too on ainult õhus. Too ei tohi, siis kui see õhuruum kinni on, et too ei tohi hüpata. Ei, aga see FS et ikkagi. Kuigi tegelikult Asvel ka, et siin tegelikult neid nappe kaotusi ikkagi on, et ikkagi osutatakse nagu vastupanu. Et siin see, me oleme rääkinud ka juba, et see Angola toomine, tegelikult hea toomine. Seal selle Decolo asemel korvi all tegelikult üpris okeid nagu vennad. Aga see Angola muidugi, nii palju kui ma Asveli mänge olen ka jälginud, et see on niisugune hull vend ka, et ega see mees ei küsi, see peab kohe teele ka. Jah, vise on nagu huvitav, vise on niisugune, võib-olla isegi natuke nagu aeglasem. Aga ta ei, teda ei huvita kogu käsi näos. Talle pigem meeldib seda. Vaata, siis ongi, et kui on veel need viimased sekundid ka näiteks siin veerandaja lõpud, et siis mängitakse ka kõik tema peale, et ju tal ikkagi see vise on nagu hea, aga jah, et päris huvitav vend on. Jah, et tema ja seal see tiim on siuke huvitav tiim, aga ma kardan et FS kodus ka, et nad on tegelikult hästi mänginud ka, et ma FS just, et ma arvan, et see vorm jätkub, et nad et mul on ka nagu hea meel, mul tegelikult see Lasso treenerina on nagu meeldinud, et on ikkagi käima varsti peaks Larkin ka tagasi olema. Et ei tea täpselt. Väike skandaal selle osal ka oli, et Türgi karikas siis oli üles antud ja siis seal ja siis tegelikult ta lõpuks ei mänginud ja siis seal ühesõnaga mingi draama oli, et mingi Türgi legend vist oli öelnud, et Larkin ei taha mängida. Ja, seal mingi värk oli, aga ei, ma olen enam kindel. Kui Larkin ka veel tagasi tuleks ja mänguvormi ka saaks, siis oleks nagu eriti... Poirier peaks et Poirier oleks ka, et Poirier ikkagi nagu see, mis ta eelmine hooaeg Realis oli. Ta ei ole ikka see enam. Ma ei tea, kas see vigastus ka oli, et võib-olla see jalavigastus ikkagi, et ma ei tea, seda plahvatust ja kõike tundub nagu nii palju vähem, et kuna ta ei ole väga nagu siuke selge ees nagu keerutaja kaitses ka aeglane väheke. Jah, täpselt, et pole ime, miks nagu Jonesi seal võib-olla eelistatakse ka, aga ma arvan küll jah, et FS selle võidu võtab. Svesta Bayern, siis ka Svesta kodus, ma ei tea, mu enda jaoks jällegi, kuigi Bayern on hästi mänginud, et Obst on pannud hullu. Voigtmann on muidugi, mida me arutasime juba vahepeal, et Voigtmann on tegelikult veidikene nagu ansamblist välja põlnud, et eks näis, mis temaga siin peale hooaega saab, on ju. Aga see Neno Dimitrevits, see Makedoonia poiss on hästi käima saanud. Kellelt võib-olla Bayern vajaks stabiilsemat mängu on see Mike. See mees on ikka hull, selles mõttes hull, et vahepeal vaatan siin neid pirre ka ja siis mõtlen, et üks mäng paneb mingi normaalselt siuke 15 ja 20 ja järgmine mäng paneb -8. Ja -8, -5 on ju. Mul oli täpselt see sama asi. Et mees, sul on ikka midagi väga valesti. Sul on jah, et see ei ole Ameerika mäed siin jah, et selles mõttes temalt vajaks nagu ka sellist jah, et aga muidu jah, et Spesic on ka jällegi nagu näha on, et natuke läks küll aega, aga on oma selle
nii-öelda käekirja saanud siis Bayernis ikkagi toimima ja tööle panna. Ma arvan, et järgmine aeg jätkab ka tema, et... Jah, jätame, et see, aga ma arvan, et Svesta võidab. Ma arvan ka, et Svesta... Et Svestal on lihtsalt, on seal ikkagi... No igas liinis tundub, et on ülekaal. Ülekaal, jah. Et ikkagi, ja pink on nagu pikem ka, et selles mõttes jah. Jätame Maiuspala, jätame viimaseks. Okay. Baskonia, Pariis. Baskonia kodus, samas Pariis on Baskonia kodus, noh me nägime, mis viimane voor juhtus. Jah, aga... Pariis samas väga päris okeis hoos, et on täitsa okeilt nagu mängitud. Et Barssat võideti ja siin nüüd eelmine mäng, ma nüüd ei mäleta. Eelmine mäng vist kaotati äkki. Pana vastu võideti ju. Jep, Pana vastu ju võideti viiega, seal jõuame selle juurde ka veel. Aga ühesõnaga, nad on praegu päris hästi mänginud ja ma ise arvan, et Pariis võidab seda. Ma olen sinuga ühte vaati siin, et ma see Baskonia, noh... Baskonia on ka siuke Ameerika mäemehed. Jah, et... Minu arust nende hooaeg on... Eks Hispaania liiga play-offid on ka veel, aga suures pildis ma ütleks, et jällegi, et nagu eelmine osa sai mainitud, et kui sa oleks mulle öelnud hooaja alguses, et Baskonia võidab Hispaania karika, ma oleks ju välja naernud. No jah, aga... Et nagu peale seda hooaja algus oli ka kohutav, noh. Et selles mõttes nagu suures pildis mina ütleks, et nende hooajaks nagu mingis mõttes on juba nagu korda läinud. Jah, Eks Hispaanias on, noh, Euroliigas on teame, et ega nad play-off enam jõua, aga Hispaanias eks seal võib-olla ka, ma arvan, poolfinaali vähemalt võiks see miinimum eesmärk. Ma huvi pärast kohe vaatan, mis see liiga siis seal Hispaanias on, huvi pärast. Aga jah, et ma olen sellest nõus, et see Baskonia on ikka see aeg kuidagi üles alla. Jah, et seal ongi, noh, et Luvavu Gabaro on ju, temal peab olema hea mäng. Tavaline on ka see, et kui Forest hästi ei mängi, siis on kellad. Jah, no Baskonia hetkel 5, et ei ole nagu... Play-off kohal kindlalt, aga ma arvan, et no sealt esimesest ringist nad ilmselt tahaksid ka edasi jõuda. Jah, et no siin on... Kes praegu 4 on, kellega nad kokku läheb? Murtsia. Aha. 4 ja... Sander Raiest. Jah, et no siin on muidugi üks mäng on Baskonia on vähem peetud, aga ja on... Murtsial on siis 14-6 ja Baskonia 13-6, et eks näis, et siin, mis siin saab selle Baskoniaga ka Hispaania liigas, et jah, aga jah, Pariisi siis mõlemad pakume ja viimane mäng siis Derbi. Maiuspala, Kreeka. No siin, ma ütlen siin ära, et no siin kõik nüüd oleneb, kas Šasa ja Milu on tagasi. No. Kui need mehed on puudu, siis võtab Pana. Ma ei ole praegu injury reporti näinud ka, et jah, et Olümpiakos Panathinaikos siis, kes veel aru ei saanud. Jah, ja Euroliigas on seis siis 10-0 Olümpiakose kasuks. 10-0. Ja Olümpiakos on kodus ka veel. Ja. Aga ma olen suga selles mõttes nõus, et ma ütleks niimoodi tegelikult, et kui Milutinov ei mängi, siis selle suudad veel ära katta, aga vaadates eelmist Petersi mängu, siis kui Šasa on puudu, vaata seda sa ei suuda katta. Ja palan on ju Hayes Davis, et... Jah, et see pani ikka Pariisi vastu... Aja mängu, lõpu. Pani kohe, mitte ainult pani kokku, ikka pani korraliku mängu. Jah, aga no ei piisanud nad. Ei piisanud. Ei piisanud, uskamata, ei piisanud. Ma ei kujuta ette, mis sa Cavalier päriselt ütles ka Hayes Davisele, et tegin vea või? Ei, no seal ei olnud mingit viga, teete nalja muka või? Seal ei olnud kontaktigi polnudki, nalja teete. No ma mõtlen, et nagu... Ma mõtlen seda, miks peaks Cavalier ütlema sulle üldse, et ma tegin vea vaata. Ja no see selleks, aga see on mingi udu värk, aga no seal oli selgelt teha, et seal ei olnud üldse kontaktigi, et nagu mis asja. Ta oleks pealt hoopis tehnilise saama. Ta sai ka vist lõpus vaidlemise eest. Hayes Davis vist ja siis... Või Ataman või keegi. Ataman poiss läks, jah. Aga no seal ei olnud mingit viga. Ataman, noh, tal ikka näha, et tal ikka... Rong on ikka rööbastelt maas selles mõttes. Ei, see pekkis. No muidugi Türgiga tuli 2 võitu tal, on ju. No Türgi on vähe teine ka. No ja Bieber vist tassib, vaata. Aga selles mõttes seal oli vist teine veerand oli, kui ta Pariisi vastu oma tahvli viskas vastu põrandat ja noh, ikka seal, noh. No seal märatses. Ma räägin, et seal on rong rööbastelt maas selles mõttes, tal seal, noh, 2 kõrva vahel ikkagi nagu, noh. Katus sõidab. Katus sõidab ja kui sa nagu, kui ta oleks nagu multika tegelane, siis ta tuleks kõrvadest auru vaata. No jaa. Aga täiesti ulme. See on päris hullu oleks see, kui ikkagi Pana tuleks ja paneks tiitli kinni. No see meltdown on ikka nagu naljakas, aga see oleks päris hull küll. See oleks ikka väga hull. Oleks nagu selle hooaja kõige suurem
üllatus üldse. Ma tahaks seda, ma ei tea, ma olen tänaseks päevaks sinna kohta jõudnud, et ma tahaks nagu seda Atamani ja omaniku meltdowni näha, kui Pana peaks jääma isegi play-in'ist välja. Et nagu, kui nad peaksid jääma näiteks 11. No, et seda... mis nagu siis juhtub? Mul on nagu nii huvitav, mul jumal savi, las see Pana jääb 11. Mul oleks naljakas. No. Ei no ma mõtlengi praegu, et okei, kahjuks jääb Dubai mäng jääb ära, aga kui Dubai oma mängu siis Partisani vastu, noh, kui me toome siia oleksid sisse korraks, siis Partisani vastu võõrsil võidaks ja Pana nüüd selle kaotaks, siis oleks sama palju võite ja kaotasime neil, et jah, et siin 11. ja 10. koht, aga no ma räägin, et siin sõltub nii palju sellest, kas Milutinov ja Sasa mängivad, et ma ei saa ikkagi sellest aru, et mis, okei, Milutinov veel, aga mis selle Sasaga nagu kuskil, ma olen küll üritanud otsida, aga ma pole veel, äkki peaks AI käest küsima, et mis vigastus tal täpsemalt on, mis teema sellega on. Ma ei tea, äkki jah, ma ei tea, Libises kodus, siis ei taheta rääkida. Ei, ma ei tea, et suht vaikus on selle koha pealt, et on öeldud lihtsalt vigastus, et aga ei ole mingit nagu sellist välja toodud. Ja noh, Bulgaaria koondist, aga ilmselgelt Bulgaaria koondist, ma ei tea, kas isegi oli see kas nad ei ole ja kas nad üldse B-divisionis ei ole? Ja nad vist ei saanud sellest eelringist vist edasi, nad vist ei. Aga ma lihtsalt mõtlengi, et ma vaatan. No Panal on ka, et Pariisi vastu kas Nan mängis või? Seda ma minu arust ei mänginud. Me ei mänginud. Tal jälle ka mingi pisivigastus nagu küljest tundub olevat. Minu meelest ei mänginud. Aga ma tahtsin tegelikult seda vaadata, et kas siin äkki on nende injury, see vist ei ole veel välja tulnud, on ju? Seda jah, Nanni mängid eelmine mäng. Farid pani siis eelmine mäng kõva mängu 17 punkti. Rogavapoulos tegelikult suhteliselt tubli 10 punkti 8 lauda. Osman 12 ja tegelikult Shorts tegi ka, et sai 30 minutit mängida, 14 punkti 8 söötu, et noh, see on juba see Shorts, keda me nagu teame. Jah. Et selles mõttes... Aga ma arvan, et ta järgmine aeg Panasi jätka. Jah, ma ei tea, ma juba loodaks tema enda pärast. Või siis, ma ei tea, Slokas pensionile ära ei lähe või ma ei tea. Või Grant tagasi NBA-sse, ma ei tea. Grant ta on Euroliigas juba nii kogenud veel ka, et ma arvan, suht iga tiim tahaks endale Granti suust välja. Nagu me oleme rääkinud, et ta on nagu siuke, et kui on vaja, mängib kaitset, kui on vaja, teeb rünnakul. Et ta on treeneri ideaalne siuke mees, keda sa tahaksid. Aga ilmselt ei lähe, aga pigem on see... Shorts võib-olla jääks siis veel, kui tõesti Slokas nagu... No ei tea, ma ei kujuta ette, mis aga on Slokas nagu... No ma mõtlen lihtsalt Slokas ka juba siuke nagu lull, et suht pana mees. Minu arust me tänaseks päevaks näeme, et see eksperiment Shorts Nan tagaliiniga, noh, mida me arvasime tegelikult minu arust juba, et ega ta ei toimi. Ei, muidugi. Et noh, kui sa mängid 3 nagu lühikesega, et Shorts, Nan ja Grant on tavaliselt siuke või siis Shorts asemel on Slokas näiteks, et noh, Slokasega ja ka samamoodi, aga kaitses teda ikkagi otsiti, see Pariis samamoodi otsis vahetus pidevalt, et rünnata Slokast, et noh, ta on rünnakul ikkagi asendamatu mees, aga kaitses samas sa peadki mingi hetk nagu valima oma lahinguid, et kui ta ikkagi kaitses nagu sõel läbi laseb, et kas teda on mõtet mängitada, on ju. Ei, see täitsa nõus, aga jah, et selles mõttes, eks näha ole, et see tuleb huvitav mäng. Nagu ma ütlesin, Panal ikkagi tänasel hetkel nagu eriti Atamanil ja seal tegelikult ega kogu Panathinaikosel ega see ega seal nagu ma ütleks, et ega neil tore seal olla ei ole selles mõttes, Olümpiakos hõõrub nagu käsi kokku selles mõttes suures pildis ka, aga ma olen suga nõus, et ma ei ole praegu nagu midagi lugenud ka, et kas see Vesenkov mängib. No ma räägin, et see sõltub, et kui need 2 meest või vähemalt Vesenkov mängib, siis ma usun, et võidab Olümpiakos, aga hetkel kuna 2 suurt liidrit on väljas, siis ma kahjuks kaldun arvama, et Pana võtab ära, et hetkeseisuga. Jah, ja noh, Pana poole pealt siis uudis veel see ka siis, et Jurtseven siis ei jätka Panathinaikoses leping, tal oli vist mingi väljumisklausel. Ehk siis teda enam Panas ei ole, ehk siis 1 korvialune mees on nii-öelda nagu vähem. Ehk siis praegusel hetkel ongi Holmes ja tegelikult ju Ataman andis märku, et Lesort peaks ka. Aga kuhu see huvitav läks? Uut koduklubi minu arust ei ole välja hõigatud, aga ma ei teagi, kas ta enam Euroliiga klubisse nagu minna saab. Et minu arust ta vist Euroliiga klubisse minna ei saa, et võib-olla ta saab siis võib-olla kuhugi mujale. Kreeka sinna AEK-sse? Jah, võib-olla jah, ma ei tea, või kui Aarisesse või kuhugi, ma ei kujuta ette.
et eks näha ole, aga see Kreeka derbi huvitav tuleb, ma ise ikkagi, ma lähen siis, ma arvan, et Olümpiakos võidab selle. Ma arvan, et mulle lihtsalt meeldib näha seda Panathinaikose tulekahju praegu, et see on, ma olin lihtsalt aasta aega liiga vara olin, et selles mõttes. Ja seda küll. Ma olin nagu ajast ees. Ajast ees, jah, ja ma tean ühte meest, kellele see tulekahju ei meeldi väga, et aga kindlasti on tervitused talle ka. Jah, tervitused back sulle, et aga jah, eks see saab näha olema, no ma ütlen ausalt jah, et nagu ma siin juba ütlesin, et kui Milu või Saassa mängivad, siis Olümpiakos võtab, aga kui ei mängi, siis võtab Pana, et seal no oli juba näha Žalgirisi vastu ka, et ikkagi Olümpiakos, kuigi on pikk pink ja kõik on vägev, siis ikkagi no 2 suurt liidrit väljas ja kohe on ikkagi jama, et noh, Fournier ei tassinud üksi ära seda, et ja läks seal lisaajal läks ka väga enda peale, noh, kangutama enda peale selle, et jah, ja selle normaalaja lõpus vist oli, kus ta ei pannud seda söötu äärde, ta pani, ja ta oleks pidanud söötma äärde ja siis seal Barzoka-sega ta kaotas ära selle palli vist. Jah, kaotas ära lõpuks, aga ta oleks pidanudki panema, siis ta hakkas söötma vasakusse äärde ja siis lõpuks ta pani üldse, noh, tegelikult oleks pidanud panema paremasse äärde söödu, et sealt oleks tegelikult päris vaba viske saanud ja oleks jõudnud ka veel viske. Aga jah, läks nii ju. Ja selles suhtes, et noh, kuna ikkagi tahaks Žalgirist jah, et play-off'is tahaks näha, et siis, aga ikkagi ma ütlen, et noh, Olümpiakos võtab sel aastal Euroliiga tiitlina. Praegu tundub, et 2 põhilist pretendenti Olümpiakos ja Fener ja et Monaco on nii ära vajunud, Pana on nagu ta on ju. No Real ka tegelikult. Real on nagu, minu arust Real on just see, et tegelikult nad vist Olümpiakost võitsid muidugi kodus, aga neil on siuke jah, et nad on siuke on ja ei ole, on ju. Et jah, et eks näha, ma arvan jah, et ma ütleks, et Olümpiakos ja Fener ja siis tegelikult Real on nagu lähine 3. Noh, Valencia on küll tabelis teine, on ju. Ma kardan, et Valencia tundub siuke, see mängustiil tundub mulle praegu siuke, et see nagu play-off'is ei toimi. Play-off'is vaata mäng aeglustub ja läheb nagu aeglasem. No sellest seal esimene ring veel võib toimida või mis see on, aga Final Fouris pigem mitte. Et noh, kui sul tulebki vastu meeskond, kes oskab tempot tappa. No oleneb, kes seal vastu tuleb ka. Et siis nagu selles mõttes ma kardan, et Valencia läheb raskeks lihtsalt. Ja noh, Hapoel tegelikult on siuke jokker veits, et noh, kui nüüd need maailma olukorrad ja asjad siin kõik nagu, ma ei tea, saavad, eks näis, mis saab, eks ole. Aga selles mõttes, kui Hapoel ka, et siis ma jokkerina Final Fouri võimalus tegelikult on täitsa olemas, et tegelikult see meeskond on nagu hea, noh, Bryanti vedamisel eriti, et noh, Misic ka võib-olla just siin siis võib-olla Final Fourides ja play-offides võib-olla ärkab rohkem ellu ja tegelikult tiim on samamoodi sügav ja päris nagu korralik tiim. No ma arvan, et see asi ilmselt lahendatakse see niimoodi, et Iisraeli klubid peavad ikkagi kodumängiga hakkama jälle võõrsil mängima. Ei, kindlasti nad mängivad kuskil Serbias. Et siis on muidugi Hapoelil on pekkis, sest et sa mängid tühjade nende, et ma mõtlen seda play-offi. Play-offi just esimest ringi, jah. Ja noh, selles mõttes Final Four on ka Kreekas, et noh, jällegi Euroliiga poole pealt, et ma ei tea, kui nagu, ma ei kujuta üldse poliitiliselt nagu ette ka, et mis seis seal Kreekas nagu sellega on, et kui nagu Hapoel peaks näiteks tulema seal väljakule, et ma ei tea, kas hakatakse pudelid loopima. Ei tea, kui tuleb, et siin on. Et aga Euroliiga jah, siis Final Four toimub see aasta Ateenas. Ateenas ja no eriti masendav oleks, kui ikkagi Pana kodusaalis ja sa ei jõua sinna, ja Olümpiakos, kui ja mõtle, võidab ka veel, see Atamani, ma räägin, see Atamani katus, see on, kui Olümpiakos, nagu kui nemad ei jõua isegi, ma ei tea, play-in'i või Final Fouri, mis iga. No mõtled Panathinaikos või? Jah, ja Olümpiakos peaks veel tiitli ka võitma. Pana enda kodus. Ma lihtsalt, see omaniku Instagrami live, see tuleb kõige pullim live, mida ma kunagi ilmselt näinud. Pane TikToki ka, ma võin annetada ka sulle, et sa saaksid mingi normaalsemad vennad endale tuua. Ei, see oleks päris huvitav. Vaata, päris niimoodi, ega ma nüüd praegu ei mõelnudki, et mul oleks see täitsa meelest, et see ju toimub Kreekas, see Final Four. Ja veel Pana kodus. Kreekas, vaid Pana kodus. Vaata, nüüd ma tahaks küll, et Olümpiakos võidaks veel rohkemgi. See lugu kirjutab ennast ise lihtsalt, et see saab. Loodame, et see nii läheb, see oleks päris naljakas. See oleks pull olema. Aga jah.
okei, aga ma arvan jah, et tänaseks tõmbame otsad kokku. täpselt niimoodi, et ega meil rohkem praegu väga palju rääkida ei ole. Suure tõenäosusega kohtume teiega 2 nädala pärast siis siin märtsi keskel. Et vaatame siis üle, kus siis Euroliiga on, kuidas Eesti poistel läheb. Eesti-Läti liiga playoffid. Siis on need põhjooaeg läbi tähendab. Eesti-Läti liiga põhjooaeg läbi, et siis juba playoffid vaikselt lahti ja rulluvad ja... Ütleme, et kõige põnevam Kossus, kõige põnevam aeg on kohe-kohe kätte jõudmas. Täpselt nii, et iga aasta kevad läheb ägedaks ära. Lumi on ka ära sulanud juba ja... Jah, et kui muud võimalust ei ole, siis saab need Euroliiga mängud saab kuskil tänavakossus ka mängida. 3-3. Ei no ega seal Lõunamaal ei olegi selle lumega probleemi. No seal ei ole jah. Vot, aga selge. Jah, aitäh teile vaatamast, kuulamas, kui teile ikkagi meeldib see kõik see jutt ja asi, mida me siin ajame ja räägime kindlasti, siis tellige meie kanalit ja like ja kõik need asjad nagu ikka. Ja võtke ise ka sõna Telegrami grupis meile. Ja täpselt ja kui teil on korvpallisõpru, kes ikkagi nagu korvpalli jutte ja Euroliigat ja kõike seda ikkagi tahavad kuulda, siis soovitage meid neile. Ja kui veel ei ole tehtud seda. Ja jah, ega muud midagi. Ei, oli tore. Oli tore taas kord ja aitäh teile veel kord. Ilusat kevadet siis, kevad algust teile ja nägemist. Nägemist.